Teie ees on Messi Ekspress. Saate toob teieni Kuulbet. Aplaus! Tere tulemast! Tere tulemast! Ma olen ka lõpuks terveks saanud. Jaa, mul on väga kahju. Kas te kuulasite üldse seda viimast episoodi, kus ma üksinda olin või? See oli see suhepaaris või? Yeah. Ma episoodi täiesti lõpuni ei ole jõudnud, aga mingeid klippe olen näinud. Igal juhul ma olin täiesti traumeeritud, sest mul oli olnud, nagu tead küll, vaata, kui sa oled uuest nagu olukord, tegelikult see ei olnud uus olukord, seepärast ma olen teinud varem podcasti, on ju, aga lihtsalt see, mul ei olnud nagu jaa, have we met? Aga mul ei olnud nagu seda turvaisikuid kaasas Janellet, vaata, kellega sa vaatad üksteisele otsa ja siis saad nagu aru, et kõik on hästi. Ära muret rohkem, et ole niikuinii, jah? Jaa. Ma ei tea, mina seda tea, võib-olla ma hakkan üksinda tegema. Igastes täna me ei ole Fonotegis. Karlil on puhkepäev. Fonoteg pani kinni, te ei tea või? Lõpeta, vale uudis. Igastes me oleme Mikkelleris vanalinnas ja seekord joome alkoholivaba jooki, aga siin saab õlut ka juua. Väga palju valikut on, nii et kui keegi on siin käinud, siis tulge kindlasti nii ja kohe teen kontrollküsimuse, kõik vaatasid sinna poole, mis õlle teile silma jäi? Põhjala midagi. Mikkelleri õlle. Veini saab ka siin. Veini ja Mikkellerit saab. Ja toit on ka siin, jah. Burgerit saab siin väga näksutame siin neid ise tehtud krõpse kastmega ja siis Sten tee siis pähklite review, kui sa pidi tull queen olema. Mina kodus teen hästi palju pähkled väga tihti. Ma tahan maitsa, kas need on ka nende tehtud? Sten teeb pähkleid siis kodus niimoodi, et ta hoiatab mind ette, kui ta köögis need tegema hakkab, sellepärast, et... Oota, mis asja sa teed ise? Kuidas see? No ostab lihtsalt pähklid ja siis maitsestab need panni peal ära, röstib need ise ära, paneb sinna mingid mett ja vürtse ja... Aga see võrdub alati sellega, et terve maja on mingi kuradi sinise tossu all ja hingata ei saa lihtsalt see... Ma lasen nagu mustaks need normilt. Mis maitseainet sa sinna peale? Kartuli maitseainet. Ei, ma nüüd viimane kord tegin mustsest rameega ja siis panin paprikat ja mingid asja. Okei. Ma ei ole kuulnud, et keegi teeks kodus pähkleid. Sa pead järgmine kord proovima kindlasti selle nõudepesumasina soolaga. Neil lähevad nii heaks crunchiks, nii fucking maitsed on pähklid. Ma armastan pähklid nii väga. Ma mäletan, mu vanaema tegi sihkadega niimoodi, et ta ise maitsestas ja praadis. Mul lihtsalt visati panni peale praati ära ja siis... Väga maitsev ja... Ei, sihvkaasi ma sain küll, aga mulle ei meeldi neid koore, et kui pidi koorima. Teate, mina ei oska koorida sihvkasid normaalselt. Nagu suus. Ma isegi ei taha süüa. Mina ka ei oska, sest mul on nii alati see lihtsalt mingi nokin, mingi pool tunni. Ja see on juhaseks. Saan selle mingi väikse junni sealt lõpuks. Mina ka ei oska. Nii meeldib, nii maitsev. Ei, mul on ka üks sõbranna, kes kogu aeg nagu nosi sihvkasi. Ma ei kunagi söön sihvkasi, siis ma vaatasin, et ta on nagu lihtsalt, ta räs painu koral, Osa pean mitu veel suhu ja siis... Nii haige. Ja ma tegin väiksena lihtsalt niimoodi, et panid peotäie suhu. Siis närisid läbi lihtsalt selle koortega, siis lõpuks üks saepuru palju suhu. Ma sülitasin selle panni välja lihtsalt. Ei no reaalselt, aga kunagi räägib pop teema, et kõik nagu sülitasid neid sihvkaasi igal pool linnas maha. Ma ei tea, vähemalt Pärnus, võib-olla see mingi maakata. Ma just tuli meelde, et mingi turvamees rääkis minuga 6 aega tagasi, kes sihvkasid samal oli putsi, see ais, mis talt suust tuli, oli tappev, Et töö ajal päris mitte, see on küühluga võib mädan, et see lihtsalt... Aga jaa, see on meie Messi Ekspressi viimane siis podcastikene. Tere tulemast. Ja tervist. Mina küsisin just nädalavahetusel Janelle käest, et kas see on täitsa viimane, kas te panete oma kanalit kinni või on mingi võimalus, et kui tekib aega, siis teete uuesti edasi. Ja siis ma kuulsin, et Peppi kolib ära üldse. Jaa, aga seda ei tohi... Mees, mis saladus? Jaa, kas ma ütlesin, seda ei tohi veel rääkida. Okei, aga mina mõtlesin kohe, et mingid suured... Kelle eest seda saladuses hoiad vanemate eest või? Ei, ma ei ole seda saladuses kellegi eest, nagu teie oleks... Ma pole teid lihtsalt näinud nii ammu, ma pole saanud rääkida. Lihtsalt ma ei tea, nagu ma ei lähe igaveseks ära, aga lihtsalt kuidagi see, et... Vaata ikka, mida vähem inimesi teab, siis sa nagu, okei, võib-olla mul on nagu võimalus back-offida, et võib-olla mul tuleb midagi muud. No nüüd on hea, siis sa ei saa vähem back-offida. Aga nüüd ma pean minema, nii et... Ja Nelle tuleb külla, võib-olla seal teeme uue episoodi. Kus sa kolid üldse? Ta läheb ju veele röövima. Kuhu? Jaa, aga me vist veel ei ütle või? Ei, see ei ole mingi saladus, ma lähen Pariisi, kõik saad teada sellest. Migastes, jah, Peep läheb Pariisi elama natukeseks. Mitte elu lõpuni. Ja, ma lähen vahetusõpilaseks. Aga teate, mis kooliga seoses või? Nagu, kurat, see on nii piinlik kogu, ma ei tea isi, kas ma räägin seda või? Okei, vahet ei ole. Nii. Oversharing. No, meil oli rühmatöö ja siis seda peab presentima. Ja ma ei tea, kui palju te vaatate
Pornhubi? Mitte väga. Ma pole kunagi. Ma arvan, et kui ma alustasin mingi lapsena, siis võib-olla oli Pornhub mingi teema. Kas on nüüd see? Kus sa nüüd vaatad? On omad kanalid selle. X-Hamster. Ei, tegelikult kusjuures ma vaatan sellisest kohast, kus pannakse OnlyFansi sisu lihtsalt Oh my god, ei, korra! Ma mõtlen selle, saidi nime. Sinu käest ma saingi selle kusjuures. Kas sa saad vaadata seal nagu neid, keda sa tahad ka või? Kõik ei ole seal selles mõttes. Janelle oma on seal. Ei, me tahame näha nagu teatud inimesi. Ei, seal ei ole see. Mis seal on siis? Nagu ega mingi Eesti inimesi seal ei ole. Aga kes seal on? On küll. Ma ei taha nime ju autokoolida. Kelle minu töökaaslane? Mitte stripper, aga see musklitega see. Ei, siia paneme piipu peale. Mul oli üks blondi peaga, ei ta oli kiilakas, sorry üldse, ja ta tegi ka OnlyFansi nagu sai sassina. Naine või mees? Mees. Eestlane? Eestlane jaa, nagu ma töötasin tema koos. Mis nimi? Kõige haigem oli see, et ma nagu ma teadsin, mis tööta teeb, ja nagu palju palk enam-vähem on, aga siis ma vaatasin, mis autoga ta ringi sõidab, mis riided ta kannab, nagu siis ma olin mingi what the hell, nagu kas see mees teeb veel mingisugust lisatööd ja siis... Oh my god, ma tean, kes see on. Ja siis mul öeldigi, et kas sa ei tea või? Tal on tätakad ka, eks? Mis see? Jaa, ta nimi on... Oota, ma näitan sulle midagi. Ma ei tea ühte... Oota, aga ärme ütleme seda nime nii palju, siis peab liiga palju piibu peale siia. Okei, piks. Juustunärin. Oota, aga kust te kõik teate teda? Ta tegelikult... Ta oli meie vana tuttav. Tuttav, jah. Oota, kas ta on gei või? Ei, aga tegelikult selle OnlyFansiga ongi vaata see, et see on ju väga suur lisatulu inimestele. Ei, see on rämedad. Aga tegelikult ju kõik need mees-creatorid, enamus nende raha tuleb ju geidelt. Aga nad on ise heterod. Aga ei, aga tema ei ole hetero. Tema ei ole, aga seal on lihtsalt see, et see on veits hirmus tegelikult sellepärast, et... Oh my god! Näita! On sinu töökaaslane või? Oh my god, kas see on nagu photoshopitud või? Näita. Ei. Oh my god. Ei, see peab olema Photoshop. Kes see saatis mulle selle? Ei, see on Photoshop. See ei ole Photoshop, mida sa ajad? Kus sa tead? Ei vaata. Kuule, ilmselgelt ei ole ju. Kuule, kes see saatis mulle selle, ma ei mäleta. Ei, see ei saa. Tal ei saa olla reaalselt. Ei, tal ongi. Ei ole. Tal ei ole Photoshop. Kuule, see on reaalselt tal kuradi keskohani. Keegi saatis mulle selle igatahes. Ei, ma ei usu seda. Mul oleks vaja nagu midagi võrdluseks ja kõrvalest, ma ei saa aru. Ei, sa vaata keskohani. Aga see on nagu kõver niimoodi. Jaa, aga see on ikka keskohani talle. Ei. See ei ole päris. Kuule, ära nüüd ära, Armo. Ühesõnaga, see on see sama. See ei ole photoshopitud. On küll. Ei, Oh my god, sa seletab, mis ta käis kogu aeg luuside pükstega. Võib-olla see oli lihtsalt ta stiil. Ta oli nagu nägi hea välja. Aga sellega seoses mul praegu tuli meelde see, et üks päev ma nägin TikTokis, kuidas öeldakse viisakalt? No, katsu öelda. Little people. Väiksed inimesed. Ei ole vist päris lilliputt, lilliputt ei olnud pikem solvav sõna või? Ma ei tea. Ei, ma ei tea, aga kas ei öeldagi. No väiksed inimesed, lühikesed inimesed, jah. Siia nüüd ma ütlen ühe sõna kohe otsa, aga sellele pange piip peale. Igatahes, et küsiti nende käest, et kuidas teie nagu mees, väiksed inimesed siis, et kuidas teie nagu rahuldate ennast, vaata. Ja ma ei olnud kunagi mõelnud selle peale varem, aga neil on ju käed nii palju lühemad, et nad ei saa nagu pikali olles näiteks, nad ei saa. Istudes või? Nad peavad nagu ette kummardama, vaata veits. Ja ma ei olnud kunagi mõelnud selle peale varem. Ei, ma ka ei mõtle vabal ajal. Ma ei ole mõelnud ka sellele. Või ma mõtlen, et väga tihti on ju nendel kaaslasteks on ikkagi nagu... Ka väiksed või? Ei, nagu normaalse pikkusega. Normaalse pikkusega, mitte et see ei oleks normaalne pikkus. Tähendab, see on normaalne, aga lihtsalt nagu tava. Kuidas ma ütlen siis tava? Apikene, see on terve piib nagu. Ei, aga canceldamegi lihtsalt viimase episoodiga kõiki meid ära. Reaalselt, nii see ei ole canceldamine, jah. Aga kui see on nii huvitav, sellepärast, et vaata, osad nagu mehed peavad olema nagu pikali üldse selleks, et nagu tulla. Või nagu sirgas asendis, et sa ei saa olla, ma ei tea, mingis... Varbad peavad ikka krõnksus olema. Aga osad ei saa vaata püsti seista. Mis mõttes? No jaa, lihtsalt ei suuda tulla. On niisugune asi olemas või? Jaa, issand.
issand, ma ei tea ikka mitte midagi. Nii vanillad olete kõik lihtsalt. Okei, tahad rääkida millestki? Oota, Peppi, räägi oma story nüüd lõpuni. Ühesõnaga, siis ma pidin hakkama nagu jagama ekraani, onju. Lõpeta ära, kas sul... Aga mul poppis nagu vaata, kui see on seal riis... Või nagu sul tuleb nagu see, mida sa kõige rohkem kasutad või riisetid või midagi. Ja siis, kuna nagu mul ei olnud see väga palju, mul ainult 3 akent. Üks... Vait reas. Asi... Teete just Asi on selles, et ma kasutan nagu Safarit ja ma kasutan Chrome'i nagu kooli asjade jaoks. Ja siis ma olin hakanud Chrome'i kasutama rohkem, ehk siis seal poppis see nagu Pornhubi preview. Okay. Kas keegi nägi või? Ja nagu mul on seal rihmas 4 kutti ja mina, ainult üks oli nagu minu arvuti taga üle ja siis ma veel ütlesin kõikidele, oodake, ma näitan teile kohe. Pullin selle lahti ja siis on kõik nagu mingi, okei, kas me mängime, et me ei näinud seda või? Ma oleks kohe nüüd, väga huvitav, mis video see vaata oli, vaat seal on väiksed vist pildi peal mingi... Ja seal oli mingi pildid ja... Et raudselt oli mingi... Ei. Tere, kui piinlik tegelikult, ma kujutan ette, ma oleks vist... Kas sa kujutad ette, kui ma oleksin olnud nagu klassi ees esitamas, sest ma kasutan enda arvutit nagu esitamiseks ka. Ja siis ma nagu suurel ekraanil vaata, thank fucking God. Siis ma oleks seal klassist vist välja. Ma mäletan, kui ma ükskord kodus olin ja siis ma olin vannitoas ja vaatasin porni või midagi. Ja ma olen mingi see, et hästi päris, et heli ei tule, vaata, ma ei saa mitte midagi aru nagu... Mingi, kui ma väga ei vaata, ma ei tea, see oli nii kaua aega tagasi, ma lihtsalt mäletan nii detailselt seda. Mina ei elanud veel seda nii ka ja siis ma olin see mingi, et mine perse, mul on ju telefon kõlariga ühendatud ja see oli normil seal, kui olid elutoas, vaata. Aga mitte keegi midagi öelnud, kas mõtlesin, et okay, kas ma pean siis seda nagu tegema, et jaa, meelega tegin nalja, vaata. Et meelega huiasingi, aga lihtsalt matsime teema maha. Okei, lihtsalt tegite nagu, et... Ega ma ei tea ka, kas keegi kuulis, aga noh. Kas selle hästi mitme inimesega siis või? Jah. Selles samas korteris, aga lihtsalt teised inimesed elasid seal. Okei, aga nad olid nagu su sõbrad? Jaa, ei, mul läks nii savi on see mõttes, aga ikkagi nagu, ma ju panin volüüm up, ei tulnud midagi. Põhja. Joo, see ei ole üldse imelik, et sa vaatad porri vetsus, aga nagu su sõbrad on elutoas samal ajal. Ei, ma olin vannitoas. Saame kõik kokku ja siis ma lähen vetsu või? Ei, ma ei olnud vetsu, ma olin vannitoas, duši jälle tahtsin minna või midagi. Aga kus sa toas? Aga miks sa siis sõbrad ma ei saa aru, miks ta enda toas teinud seda lihtsalt? Ma ei mäleta, jumala, igal pool teen, kus tahan. Karli toas ka, kui vaja on. Kui Karli kotis ei ole. Näh? Aga see on aga selline siis. Okei, väga huvitav. See on päris hea story. Aga kas tahtsid seda date'i story't? Ei, ma ei taha seda rääkida. Kas see ei ole siis hea või? Ei, asi oli selles, et ma käisin eile, ma olin kohvikus ja siis seal oli mu kõrval oli date on ja mul olid nagu tropid kõrvas. Ehk siis ma ei kuul... tavaliselt tropid või? Kas Airloop'e teate või? Jaa. Mul on need kõrvas. Ehk siis nagu väga palju ei kuule, kui keegi nagu tasakes räägib on ju, aga siis seal oli üks mees, kes oli date'il on ju mingi trukuga maad ja mered rääkis kokku ise, ta rääkis mingit, käis töövestlusel ja siis ta oli meeldis töövestlus ja siis ta nagu alguses ta oli mingi, ma ei võta seda vastu, ma ei taha seda plöösi, kui nad pakuvad on ja see tüdruku poolt ma ei kuulnud ühtegi sõna, ühtegi piuksu. Ja siis see mees rääkis veel, kuidas ta on nii tubli, edukas ja mida kõike veel. Ja siis ma nagu vaatasin ja mõtlesin, et täitsa lõpp, et sa müüd nagu nii hullult ennast sellele tüdrukule. Vaatasin, et tüdruk ei olnud nagu hull catch on ja ma sobis üks. Miks sa nii ütlesid? Ei, nagu selles mõttes, et nagu mõlemad olid nagu siuks, et ei olnud see, et üks oli 10 ja teine oli 5 on ja. Et nagu siukest asja. Mõlemad olid 3. Ma ütlen, mõlemad olid 4. Et nagu... Ja ma ei saanud aru ja lihtsalt kõva häälega üle terve selle kohviku ja lihtsalt... Naine ei saanud rääkida? Naine ei saanud rääkida, jah. Ju. Äkki teil polnudki midagi öelda? Võib-olla jah. Ma ei tea, aga lihtsalt ma mõtlesin, et appikene. Äkki mees proovis olukorda päästa lihtsalt. Ja võib-olla ta rääkis vaata sellest anxiety'st, et äkki muidu on vaikus. No võib-olla, aga samas jällegi sa küsid küsimusi ju. Ma ei tea. Ma ei tea, võib-olla. Ma olen ka täiega siuke inimene, kui keegi teine ei räägi, siis mina hakkan rääkima, nagu seda mul on nii ebameeldiv kuidagi. Ei, kohutav. Issand jumala. No Stenil ei ole seda probleemist, et ta kogu aeg räägib nii palju, et suu vahutab. Me just reedel käisime väljas ja siis seal 0 punkti ees seisame Kataga ja siis oleme nagu mingi, näeme, kuidas Sten tuleb nagu taksost välja
ja ainult pläriseb ja vait ei jää ja kõik on nii, kõik peab kuulema. Reaalselt muidu on haudvaikus. Ma olen autos ühe umbkeelse vene inimesega ja siis teise noorema poisi, kes ei julge niikuinii midagi öelda. Aga kes see oli üldse? Kes see? See blond. See oli see valgustehnik seal teisel peol. Ja ka kõik ta oli see, et tahab peole kaasa tulla. Muidugi papoon nagu, let's go. Mis ta nimi oli? See ei ole oluline. Martin. Ei tea keegi. Mina ei teadnud. Me olime kõik mingi, et kes see vend on nagu. Mingi blond poiss, terve õhtu oli Henri. Ta kirjutas mulle. Tegi terve õhtu niimoodi. Ta kirjutas mulle. Mul tuli alles nüüd pilt, et thanks for the night. Ma mingi... Kas ta ei osanud ka eesti keelt või? Kas ta ei osanud ka eesti keelt? Aga ta ei rääkinud mitte ühtegi. Vaata, mis satsiga ma koos olime. Üks mingi boks ja kuradi... Kes on niigi väga intenssis, olen mina, sina ja siis on veel mingi sats ja sa lähed kuskile mingi 0 punkti mingi teknoklubisse. No veits keeruline on vaata. Kõige haigem oli see, et Janelle kirjutab mulle mingi 6:30 hommikul. Ma ärkasin täpselt siis, kui ta kirjutas ja ma jõudsin koju. Ja siis ma vaatasin seda, mõtlesin, et okei, ma igaks juhuks ei vaatasta. Tõrst on abi vaja. Ei, mul oli seekord väga okei. Siis ma jõin terve õhtu jooksul, ma ei tea, 2 kokteili ja 1 veini. Oi, mina mitte. Nagu naljakam oli see, et me nägime veel enne õhtusöögil Janellega. Aga me olime juhuslikult samas koos. Jaa, aga ma isegi ei joonud peale seda nagu väga. Aga see oli väga ilus. Mina ikka ei normilt. No ma jäin ka eile veel väga normilt. Ma käisin eile veel normilt klubituuril. Fanatek, T3, Stutt, siis tagasi T3. Keegi räägi, kellega sa Negroonit jõid? Ma olen vaja teada. See oli niisugune misteri. Ma olin nagu mingi... Ma ütlesin Stenile, Sten, kas sa tead, kellega ta läheb? Mis asja, millal? Reedel. Kalja, ma ei mäleta midagi. Ma mäletan, et ma Karli nägin isegi reedel. Ja Sten küsis, et oota, kas me käisime stuudios ka või? Ma mingi, et jaa. Ma ei tea. Ma ei mäleta, ma oleks stuudios käinud. Oota, kas siis on ju täiesti mõttetu sul peol käia, kui sa literali ei mäleta? Jaa, ma ei mäleta ainult stuudiot. Nii palju toimus lihtsalt nagu... Sina läksime esimesena ju. See oli mu kõige suurem joove ka siis. Kõige haigem, see oli vist eelmine nädalavahetus või? Millal oli niimoodi, et pühapäeval millalgi Sten veel saadab mingi pitsi. Kõigil on peod selja taga, on ju, kõik on mingi rõve, paha olla. Ja siis Sten on kuskil vanaisa sünnipäeval. Ei, ma ei oh my god, mine perse reaalselt. Sa tegid nii halb välja. Aga see on iga aasta kuidagi see Stenu vanaema sünnipäev on alati ühes kindlas restoraanis. Ja iga aasta ta läheb sinna mingi kõige retsimu tuumapomakaga kohale ja ta peab seal jooma, sest et see on lihtsalt siuke... Nagu raske oli. Ja siis ma jõin viinapitsa seal lõpuks vanamaga mingi 9 tükki. Ja see kuidagi mõjun ka, siis ma jõudsin koju ja siis mul järsku liitis uus joove peale. Ja ma olin see mingi täiesti pütsin nagu millal ma kaineks saan nagu. Ei, see on nii, ma ei tea, kuidas... Aga ma läksin mingi kell 9:30 magama. Sa läksid jaa varakult nagu mingi koju ja siis okei, tšau. Aga eile ma olin täiesti une, või see pohmaka paralüüsis, nagu ma olin nii reets pohmel nagu... Ma küsisin veel Stenu käest, et kas ta oli elutoas Steven'i peal terve 24 tundi siis. Täpselt järjest 24 tundi. Ja siis ma küsisin, et kas sind tuleb tulla keerama nagu grillvorsti, vaata, et lamatised ei tekiks, et ta oli reaalselt voodis pikali lihtsalt terve aja. Aga ma ei näinud 1 külje peal, ma ei saanud 2 külje peal olla. Nagu ma pidin ainult vasaka külje peal olema. Aga kui juures minu arust seda nagu soovitatakse, et sa pead, kui sa oled pikali maas, siis sa oled ainult vasaka külje peal. Jaa, aga see tuleb minu arust, või vähemalt kunagi ma kuulsin niisugust juttu, et see on sellest ajast, et kui vanasti Kreeka jumalad elasid värki-särki, et kui sa vasaku külje peal oled, nemad alati sõid ju lamades. Nagu sa olid pika külje peal lihtsalt lebotasid, et siis pidi olema vist kergem kehal toitu söödida. Ja sellepärast, et sul on siin on mingisugune veresoon nagu üks arteritest, mida kui sa oled parema külje peal, siis sul hakkab paha, lõpuks surud selle peale. Rasedad näiteks peavad olema ka ainult vasaku külje peal. On või? Ma ei tea, mina saan lihtsalt olla siukses asendis. Istun natuke pool istukil. Ja üks suur värske kurk on suus. Ei, viimase episoodi puhul võib selle pildi siia panna. Rääkida üldse enda Halloweeni seda, miks ei olnud kohal järgmine episood? Oh my god. Ei, Halloweenil juhtus siis siuke asi. Ma ei tea, mul pole siukest asja nagu juhtunud aastast, ma ei tea, 2016 või mina. Aastast eelmisest Halloweenist lihtsalt. Ei, eelmine Halloween ma vähemalt käisin väljas. See oli vähemalt tehtud, aga see Halloween juhtus, või tegelikult see on juba 3. Halloween, kui nii juhtub. Sest et enne seda ma olin ka samasuguses seisundis. Igastast see Halloween oli niimoodi. Kus ma tulin? Mul oli mega kiire igastahes. Ma ei jõudnud süüa. Sa käisid trennis ja siis sa tuli minu juurde. Ja siis ma ei jõudnud süüa ja siis ma ruttu panin ennast valmis. Isegi juuksed ei teinud, läksin Pepikale. Kell oli mingi, ma ei tea, 9 läbi juba 9:30. Ja siis ma hakkasin või nagu tegin oma soengut seal ja siis hakkasid kõik juba jõid ammu nagu. Siis ma ei nagu, okei, ma pean ka järgi jõud. Ma tegin endale mingi heavy, mingid viinakokteilid, et no viina on nii palju. Ja üks hetk lihtsalt
kell oli vist 1, me pidime hakkama minema või? Ei, kell oli 12. Võib-olla kell oli 12. Siis Pepe vaatava hakkab minema ja mul hakkab nii paha, no nii paha lihtsalt, ma isegi ei mäleta seda hetke, kui mul hakkas ja lihtsalt vetsupotist kaugemale ei saa. No lihtsalt ei saa, no täiesti niimoodi, et nagu non-stop. Ja siis lõpuks nagu Peppi tellis mulle peale mingi 5 taksot, et ma saaks koju minna. Siis ma jõudsin selle takso... Aga miks 5 taksot? See oli niimoodi. Nagu Janelle, tal on lihtsalt nii paha, tal ei tule väga palju. Tal on lihtsalt mingi, ma on paha. Muud sõnu ei tule. Ja mul oligi nii paha. Ma ütlesin, et tead täiesti vain, sa jääd siia magama, nagu võtame sult meigi, juuksed, üridad kõik ära, vaata, lähed siia magama, ma panen sulle, ma ei tea, ämbri kõrvale, vaata. Nagu, mida ma teen? Tal on paha, et ma ei saa teda kuskile. Ja siis ta nagu, ei, ma tahan koju, siis ma ütlen, ei, sa jääd siia, ei, ma tahan koju, siis mingi, okei, ma kutsun sulle takso, siis panen mind takso peale. Siis kui see takso on ju, ja siis takso on nagu kohe kohal, siis ta mingi, ei, ma ei saa kohe minna, ma on nii paha, cancel takso. Ja siis hakkab jälle pihta mingi, et okei, ma ütlen talle, et davai, lähme paneme voodisse, siis mingi, ei, ma tahan koju, siis jälle kutsun selle takso, ja nüüd nagu seekord juba takso jõuab nagu kohale ja ootab seal mingi aeg, mingi 8 minutit, ma ei tea, kui palju ta ootas seal. Ja siis lõpuks Janelle, noh, tal oli lihtsalt kogu aeg nii paha olla, et ta ei suutnud liigutada ka ennast. Nagu rets. Siis ma käntsedasin jälle selle Igastes. Ma kutsusin nii mitu korda, et lõpuks ma talle mingi tead, nüüd sa lähed. Ja igastes andis mul need lagunevad kuradi kotid ka ja et mulle sülle ei kukkunud selle oksega on ja igastes. Ma olen ketsi, kus üles ka teelde juurest niimoodi ära saatnud, me andsime talle kilekoti kaasa tahaks taksosse. Samamoodi andis Peppe, ma jõudsin Tondi juures ma nagu davai, enam ei suuda. Davai, takso lase mind maha. Ja see takso jõud lihtsalt täis sinna seisma koos minuga. Ootama. Jaa, ma olin nagu mingi Kaila, mine ära. Ketin nendesse peokottidesse. Ei, aga nii õige tegelikult. Kõige haigem see, et mul oli see perse paljas seelik. Niimoodi ma olin upakil ja kontsad jalas. Niimoodi, et see takso jõud proli nägi mu perset terve, kui ma olin seal mingi kummargil. Igastahes lõpuks, ma ei tea, ketisin ära, võtsin uue takso. Võtsin selle ketti muidugi kaasa sealt, kuidas ma jätan selle sinna Tükio parklasse ja panin endal veel kuradi voodi kõrvale maha ka veel selle ketti, mitte et ma oleksin selle ära visata. Ei, ma kujutan ette, kuidas sa lähed kilekott käes koju magama, vaata. Ja, et ma kurat voodisse ei tõstnud endal seda. Ei, no see oli nagu mina sealt kuradi Tallinnasse sõitas Tartust, vaata, Olereksi parkis panin ketti, aga seal oli full maantee, nagu kõik sõidad möödas. Ma hoidsin seal seinas kinni seal mingi elektrikappi juures. No nii paha oli, mütsi võtsin peast ära, juuksed olid lihtsalt mingi kuradi taeva poole, no nii paha lihtsalt nagu nii habras on olla, aga samas nii monster ka, vaata, et nagu oksendad nagu siga, vaata. Steinul on see, et ta kardab oksendamist. Jaa, täiega kardab, nii hirmus on. Ta hoiab kinni pigem. Just tõmbab nagu just nagu selgemaks, ma jooksen seda tavaliselt väga palju. Ei, see on nii valus, nii krampi läheb kõik, nii vastik on. Ei, mul on see, et ma ei saa hingata. Ma tõmbab nagu hinge nii kinni, ma olen nagu sead mingi ära. Ja need hääled, mis tulevad mu sellest, hirmutavad mind ka nagu haigega, mis monster ma olen, kui ma oksendan. Nagu ma loodan, et mitte keegi kuulma ei pea seda mitte kunagi nagu. Ja ma arvan, et mul ei alkomürgitus laupäeval, ma ka veel kettisin. Aga see oli nii haige lihtsalt, sest nagu sa vaatad Janellet on ju, nagu ma teadsin, et ta ei olnud midagi söönud ja ta lihtsalt tuleb ja ma mõtlen, mis asi ta välja tuleb nagu. Nagu sisikond täiesti. See oli õudus. Kõige kurvem oli see, et meil olid üli head outfit. Ja meil oli veel nagu Ma ei ole isegi ühtegi pilti näinud. Kes te olite? Me olime... Ja kõige haigem see, et me mõtlesime veel, et jumala eest, et see oleks nii taun, kui meist üks ei tuleks. Et siis ei ole nagu... Ja Pepe pidi üksi välja minema nagu selle... Ja pidi keegi seda aru, kes ma olen. See on klassik. Ja, aga vähemalt sain pildi tehtud, kes kõik, mis vaja teha oli, aga rohkem seda kostüümi ma kanda ei saa. Nii et keegi tahab äkki kostüümi osta, kus ma olen oksendanud. Ma panen ise endale selge. Käe ümber läheb see seeliks sulle. Ei reaalselt. Mis sa olid ju see Halloweenil? Perse nii palju mõtted ja sitta keegi teha. Te olete iga aasta siuksed minu. Aga ei jõua lihtsalt, ma ei tea, kuidagi nii palju toimub lihtsalt. Sul oli see sama särk seljas või? Happy Halloween! Happy Halloween! Mul ei olnud mingit kostüümi otseselt, ma olin lihtsalt üleni klitriga koos. Ma olen olnud Voldemort. Ma võiks uuesti olla. Ma iskasin maski ära juba. See oli üks kohutav luuk sul, jah. Mu enda näo järgi valati mul maski. Aga see ei pidanud ajale väga hästi vastu niimoodi, et talle tehti see grimm juba päeval ja siis nagu öösel ta nägi ikka juba päris ilmus. Ma pidin terve päev Voldemortile ringi käima. Ja tal oli nagu nina ju, vaata kinni pannud, ta sai suu kaudu hingata põhimõtteliselt. Oota, mis tegelane see on? Voldemort. Mine perse Peppi reaalselt. Peppi.
nii, Peppi, kas Halloweenist? Lord Voldemort. Halloweenist Harry Potteri. Oh my god. Ma ei ole seda Harry Potterit vaadanud kunagi. Sa oled hull peast. Mitte kunagi. Ma ei ole seda kunagi vaadanud. Ei, me teeme maratoni. Ma vaatan iga aastast nagu mitu korda. See nagu parim aga tead on kaks sorti inimesi nagu nendele, kellele väga meeldib see ja neid, keda üldse ei kõnet see teema. No, ma kujutan ette, et teile meeldib see Sõrmuste isand ka. Ei. Ei vä? Ei, sama vihkan. Hobbit ka eriti ei meeldi. Ei, mulle ka mitte. No Harry Potter on täiesti teine liiga teema. pikk. Aga Harry Potter on sitaks, jah? Sest ma mäletan, mul vanaema tõi kõik raamatud, kõik need DVD-d, et no see oli üli kõva värk, siis kui me väiksed olime. Aga sa ei vaadanud mitte kunagi? Isegi seriaal hakkab nüüd ju. Hakkab? Aga nii koledad näitlejad on seal. Mulle ei meeldi, kui asju tehakse nagu teiste näitlejatega. Jaa, Stenno sai šoki üks päev, et Witcheri tema näitleja. Põhivend seal, uus näitleja tema asemel, nii kohutav. Ei, ma vihkan sükast asja. Peppi ei ole kartuunilt ka kunagi multikaid vaadanud. Ta ütles, et vaatas ainult Disneyt ja ma olin tähti šokk. Aga kus sa siis Scooby-Dooby-Dood tead? Ta ei teagi. No ma teadsin. Ma teadsin, nagu ma ei vaadanud seda nii, nagu ma tean, nagu millest räägib, on ja püüavad nagu mingi koletsi kolle asju ja kes see nagu squad on ja kes see koer on, aga ma ei vaadanud seda kunagi. Ma vaatasin alati Disneyt. Sest et Disneys oli soomekeelne, sest minu arust kartuunis oli kõik ingliskeelne. Ja sellepärast ma vaatasin ainult Disney. Aga kartuun oli ju selles mõttes, et miks on väga paljudel inimestel inglis keel meil Eestis päris hea. Ongi see, et nad õppisid inglis keelt Cartoon Networkis lihtsalt. Ja mul täpselt sama. Plus need nagu need multikad olid veits nagu hirmsad ja nad olid kuidagi, nagu mu lemmik oli Roosa koer. Jaa, see vana mutiga elas. Jaa, see oli nii hea. Võib-olla sellepärast tuli nii räige adrekas vaatas, et sa nii haigelt kartsid. Mingi adrenaliini hullus. Nii selle koera moodi ka. Nagu üks päev rääkisime mingi, et okei, mida sa vaatasid on ja siis Janju rääkis nagu multika, mida tema vaatas, ma guugeldasin, neid vaatasin ja see Roosa koer oli nii õnnetu, nagu ta kogu mingi ta on räige anxietega. Kogu aeg lõdisev hambad. Aga ta nimi ongi Cowardly Dog. Jaa, ta katab kogu aeg. Nii et sa pead vaatama seda, see on väga hirmus. Ma ei tea, kas ta nüüd enam täiskasvanud. Ei, see on ikka väga hirmus. Ikka on. Nüüd point on see, et nüüd ma actually saan inglise keelest nagu aru ka, et mis nad seal räägivad ja see tekst, mis nende suust välja tuleb, ma olin nagu mingi, kes see lubas meil kunagi seda vaadata. Jah, nii perses. Aga kui palju te vaatate praegu multikaid, nagu enamik ei vaata niimoodi? Iga laupäev vaatan. Ei, tegelikult ma vaatan pühapäeviti üldjuhul pohmakaga, sest et laupäeviti näitab vaata telekas alati. Okei, sa vaata seda filmi. TV3 näitab vaata mingi multikafilmi. Ja ikka näitab eesti keeles. Ja see kuidagi on, ma ei tea, mingi lapsepõlv tuleb meelde, pühapäeval safe olla, vahet pole, et sa oled neid multikaid mingi kuidagi jääaega ei näelisi mingi 50 korda. Aga ma talvel vaatan jääaega kogu aeg. Ei, mulle ka täiega meeldib. Ma vaatan küll, kui neid tuleb. Nagu ma vaatan ainult siis, kui on niisugused multikad, mida ma tean juba. Kui on mingi uus multikas, siis mul nagu okei, ma ei Stenno vaatas ka üks päev Boss Babyt. Boss Baby on kõige haige multikas ka muidugi. Aga ma ei tea, ma ei ole väga multikate fänn. Frankensteini filmi vaatasin eile, päris huvitav oli. Nii kurb ka. Multikate fänn oled sa küll ju, Rick ja Morty ja need. No need, jah. No ma ei tea, kas see on multikas. Ma ei tea, kas see on ja multikas, see on ju pigem nagu mingi, see läheb samasse kategooriasse nagu see Simpsonid. Ei, nagu täiskasvanutele mõelda. Aga Frankensteini filmi soovitan. See, kes see režissöör, kes seda tegi, ta teebki hästi siukseid ilusaid, hirmsaid õudukaid. See Tim Burtoni oma või? Ei ole? Ei, mingi kui Ermo mingid Toro või keegi, ma ei tea. Ja ta tegi Paanilaburinti kunagi ja mingid siuksed. Paanilaburint on nii ka hirmus. Need on hirmsad, aga nad on hästi ilusad filmid ja see Frankenstein on ka hästi ilus film ja nii kurb ka. What the fuck, nagu. Ma tahan täna vaadata mingit filmi. Frankensteini vaatad. Ma pean Stennuga läbi rääkima ennast, et ta mina ei taha seal diivani olla. Sa oled nii palju nüüd olnud, ma lähen täna lihtsalt. Ma olen voodisse üle nagu. Ma olin 24 tundi järjest pohmaka paralüüsis eile. Nii et no... Nii et täna sa ei lähe voodisse siis või? Täna lähen voodisse. Sest kui ma täna öösel koju tulin peolt, siis Stennu oli elutoas magas diivani peal, aga tal käis mingi kiirenduse peal mingid YouTube'i reklaamid. Oh my god, lõpeta. Nagu see nägi nii hirmusele, ma kirjutasin chatiga, vaata. Aga see on nii hea, et need reklaamid ära jooksid, sest kui need järjest käivad, siis tuleb pärast vähem reklaame, vaata. Sest YouTube'is on nii palju reklaame. Ei, ma ei viitsi enam, saad aru YouTube'ist ei saa mitte midagi vaadata, iga sekund on fucking reklaam, ma ei suuda nagu... Aga kui sa lõpuni, kui sa sitaks vaatan. Peppi näiteks ei ole kunagi YouTube'iga vaadanud. Ma ei tea, seal on nii palju... Stennu vaatab lihtsalt kõik, kus on seotud Maljukas. Nagu ta vaatab reakte, ta vaatab podcasti. James Charlesi vaata miski pärast. Ma vaatan ka iga kord pohmakaga. Nii, aga ma ei tea, miks... Ja see on mingi... Aga me oleme vaielnud selle teema. See on mingi guilty pleasure, ma ei tea isegi, miks ma vaatan neid mingid meigi videosid. Mina vaatan ka. Aga ma isegi nagu jälgi, aga mulle
kuidagi nagu fun on. Aga ma ei tea, need on nii relaxing või ajul on nii kerge kuidas ta mingi testib mingeid asju? Jaa, sama. Ma just eile vaatasin. Ei, ma vaatasin, ma ei tea, miks isegi. Mulle üldse nagu teinimest saale. Tulevad mulle see kohe ette. Ta on ikka nagu, jah. Ta on vist ikkagi cancel. Kas ta teeb ikka veel seda või? Ma ei tea, mul nii pohku, nagu ma ei süvene sellesse. Ja on küll, aga tal on oma see mingi kõik teema. Ma ei tea, see on kuidagi, mul on mingid guilty pleasure inimesed, keda mulle meeldib vaadata, eriti kui mul nagu aju ei taha enam tööd teha. No jõulude ajal ma näiteks reaalselt vaatan vahepeal siiamaani Zoella vlogmasseid. Oh my god, päriselt. Sest et see ongi nagu, seda on lihtsalt sellepärast huvitav vahepeal vaadata, et kui ma alustasin kunagi YouTube'i vaatamist, siis nad olid ju reaalselt noored lapsed. Ja siis nüüd ta on selle Alfiga ju koos olnud terve selle aja, mis ta on mingi 10 aastat või neil on 2 last nüüd juba. 2 või? Maja ehitatud ja nüüd ongi see, kuidas ta alguses tegid mingeid mingeid challenge'id ja mingeid siukseid asju ja nüüd neil on full on mingi kodusissustamine. Zoella on üks Inglismaa väga seda mina ka ei tea. Ja siis tuleb meie, et nemad on seal ja meie oleme kuradi uneparaalis ja siis pohmakaparaalis 24 tundi järjest. Ja nad elavad elu. Ei, ma just mõtlesin, mul eile kastis täiesti ära ja siis ma mõtlesin, et okei, ma ei saa niimoodi elada. Nagu see nädalavahetuste pohmakad, see ei ole enam worth it, nagu ma ei tea. Ma hakkan ära surema lihtsalt. Ma ei tea, millest sa räägid. See ei ole enam väärt. Ei, aga kõik aeg on see, et kohe on jälle aastavahetus. Sorry, aga just oli aastavahetus. Reaalselt, nagu just me tegime Fonotegis peo. Ja kõik olid mingi täiesti fucking närvipuntrad normilt nagu. See aasta on läinud ikka, ma arvan, et kõige kiiremini ever, sest et see aastavahetus oli just, ma mäletan nagu eilset päeva seda ja nüüd on juba jälle aastavahetus. Sest nii palju toimub lihtsalt kogu aeg. Ma ei tea, kas toimub ikkagi palju. Minul elus, nagu ma mõtlen, lihtsalt toimub nii palju. Mis sinu elus toimub? Esiteks ma teen hästi palju tööd ja siis sinna töö vahele on meil Glammar. Meil läheb väga hästi sellega praegu, meil on palju Glammar. Kroonikas. Jaa, kuulsad. Ja varsti meil võib-olla väiksed uudised tulemas Glammariga. Jaa. Mina juba teen. Lihtsalt toimub nii palju, mul on põhimõtteliselt praegu ka, mul on iga nädalavahetus vähemalt üks keika, mis on nagu väga super hea ja ma olen väga tänulik selle üle ja see on nagu... Kas nagu sina üksinda või nagu Glammar? Ei, no meil oli lihtsalt praegu oli nagu 2 nädalat järjest oli Glammar, Halloween oli Glammar, siis oli Glammar oli nüüd reedel, järgmine nädal on mul T3 sünnipäev. Jaa, ma nägin. Siis tuleb teiega Glammar, nagu et iga nädal on vähemalt üks üritus ka, see on nii, et ma niikuinii teen juba mingi, ma ei tea, 6 päeva nädalas tavalist tööd, siis sa pead mootama selle peo sinna veel sisse ja siis sa ei taha seda kainena teha, sest siis sa ei jõua nagu deliverdada seda energiat ei ole, ehk siis sa pead nagu jooma ja siis see ongi reaalselt, Karoliina, see on mu töö, ma saan palka selle eest. Mis kuupäev see T3 pidu oli? 14. Sa lähed mängid ka seal? Ei, ma tean, jah. Ma reedel ikka, jah? Jah. Okei. Selle on paanika. Kas ma olen ka reisil samal ajal, või? Ole vaid. Aga ma ei teagi, ma ei ole aru saanud, kas me mängime koos või eraldi? Eraldi mängime. Teed normid sooloka seal, jah? Ei, ma vaatasin ka just, masina ei tule, aga palju tõdele, ausalt. No ma ei tead, mul on laupäev. Sa ei käinud Halloweenil ka? Ei. Ta ei käinud kuskil ka mina hoian ennast reisi jaoks puhku sellest nädalavahetusest. Ma siin ma juba tean. Ei, nagu 5 hommikul läheb lendida mine perse. Või lähen otse? Sa lähed otse? Ei, sa pead kindlalt minema 2 tundi varem, kas eelmine kord oli nii haige järts, et ma ootasin 2 tundi kohvri järjekorras. Mingi retsi lumetorm tuleb ka pühapäeval. Okei, siis sa kogud kindlalt alla, seal on mingi sitalennukiga. Loodan, et mitte, mul on nii. Ma võin seda sanakset anda või midagi. Ma tõmba lihtsalt lukku ära ennast juba lennujaamas. Nii, vaat. Nii. Okei, Pepi, mis sa just rääkisid? Tahad rääkida rahvale ka või? Ei, ma ei taha rääkida. Pane otse mikrisse ka krabista. Jah. Vaatasin, et siia tulid tõstukid juba Raega platsile, et ma arvan, et hakatakse juba jõuluasju üles panema. Türa nii kass. Ilmselgelt. Stenno ütles just õues, et tahaks kodus panna kuuse püsti. Pange. Jaa, aga see jääb meil ilmselt mingi suvene sinna. No märtsis võtsime viimane. Teil oli eelmine aasta ka väga kaua. Ja märtsin, jah. Teil on jõulutuled ikka veel üleval, te neid ei võtuki maha. Need on kogu aeg. Need on siuke cute vibe minu arust. Jaa, hubane valgus. Jaa, mulle ei meeldi ka laelamp. Ei, kuule, mul moona tapaks ära, kui mul kodus laelamp oleks kuskil. Mis tal laelampide ostu on? Ma ei tea, ütleb, et see on kohutav valgus. Just rääkisin sõbrannaga, ta ütles, et ta käis IKEA-s ostmas seda jõulutähte aknale. On Strava või? Ma ei tea. Slava. Ja siis ütles, et 1 miljon inimest oli, et kõik otsisid seda kuradi jõulutähte, aga ta ikkagi sai. Oh my god, kas tahad oma jõulukuusa story't rääkida või? Eelmine aasta, kui sa ostsid, see oli nii kallis. Ma olen täiesti šokeeritud, et jõulu... Sul oli väga ilus kuus, kelle minest me käisime jõulupäev sinu juures. Aga see hind oli ka heavy. Ei või? Mu ema, see on siis Shishi kuuskanja ja siis nagu mu ema osti, siis ta ütles, et osta, et nagu ma olen rahul ja nii ilus, ma ostsin ka ja siis
ja siis nüüd see aasta, kui nad avasid uue selle jõulukollektsiooni ja see oli nüüd, ma ei tea, see oli mingi oktoobris. Ja siis mu ema mingi, kuule, ma ostsin 1 kuuse veel. Ja ma mõtlesin, kuhu sa paned selle. Just ütles, et ma ei tea, ma olin nii paanikas, et ma ostsin selle ja nüüd ma ei tea, mida ma teen sellega, ma ei julge isale öelda. Ja nüüd tal on see kuus. Nii et ma ei tea, paneb rõdule. Need on väga kallid. Mingi tonn või? Tead, see on, jah, tonn 500 on siuksed suured kuused. Perse reaalne. Ei, saad see ei ole reaalne. Kus need ehted vaatavad ka veel iga. See oli veel niimoodi, et ta ütles, et nagu mingi mees-naine ostsid ka seal kuuse ja ehted ja kõik asjad on ja kogu komplekti, mitmetonnine oli see arve ja nad küsisid, et kas saab nagu mingit soodustust ka ja siis nad ei saanud. No miks sa peaks saama? Aga samas mõtle, kui sa iga aasta ostad päris kuuse, vaata kunstkuus kestab sul ka, see mingi 10 aastat vähemalt. Jaa, aga kas palju kuusk maksab? Meil oli mingi 2 sotti oli meil. Ei, ma mõtlen, et kui nagu päris kuusk iga aasta võtta, siis see mingi... Ma arvan, see mingi 100. 100 on umbes, jah. No nii kallis või? Suur kuusk. No see oleneb suur. No samas, kui lähed võtad metsast, siis ei maksa mida. Ei, maksab küll. Ei, RMK-le pead maksma. Jah. Kes see teab? Ei hakka varastama. Aga see aasta tuleb Telliskivisse ka. Suur jõulukuusk, jõululaad tuleb sinna. Ja sinna tuleb jõuluturg täitsa. Ja sinna tuleb ka üks boks, mis on nii-öelda pidusam boks, kus me hakkame siis meie dekoreerime selle ära ja siis seal hakkavad DJ-d olema. Kas teie ka? Nagu keset päeva või? Õhtuti, jah. Oota, kus kohas kuusk tuleb? Sinna Balti jaama turu taga see plats, mis seal on nüüd. Okei, see, mis on siis nagu selle padeliväljakute juures. Padeliväljakute juures, jaa, Peppi. No mis iganes see džungel seal ees on ka veel. Ma ei mäestan, et varem ei ole olnud. Ma ei mäesta ka, sest tegelikult on suur plats seal. Jah, aga tuleb siuke sõbralik mõnus vibe sinna, et ei ole nagu ainult siuke öine pidu ja okseralli. Kusjuures minu arust nii paljud, nagu Facebookis ma vaatan ringi, siis on hästi palju neid jõuluturgus ja asju. Ma mõtlen, et eestlase võtavad nii tõsiselt nüüd neid, nagu aina suuremaks läheb see aastasse, kuigi see on ülikallis ettevõtmine ja vatnat on ju. Ja mis veel, eestlased ei ole ju tegelikult nagu usklikud on ja nagu tegelikult see on ju Jeesuse sünni tähistatakse, et kuna me ei ole usklikud, siis tegelikult naljakas, et sellest tehakse nii suur sündmus. Ma arvan, et see on lihtsalt laste jaoks. Igastahes Stenil on üks väga põletav teema, millest ta tahaks kindlasti rääkida, sest et sa oled ühe korra kirjutanud meile grupi chat, et sa tahad sellest rääkida ja siis me lõpuks... Olen või? Jaa, sa kirjutage üles, et järgmine kord mul oleks kindlasti meeles, siis ma kirjutasin meile notsidesse. Ja siis nüüd räägi palun. Mis see siis on? Ma ei oska midagi rääkida niimoodi. Ma ei tea, mis tahaks rääkida. Ja Sten... Okei, anna minnes. Mina ei tea üldse mitte midagi sellest teemast. No fetishid siis. Jõuludest Jeesuse sünnist. Fetishid siis. Aga see on nagu nii huvitav asja, ma olen nii palju uurinud ja lugenud ja vaadanud selle kohta asja. Võib-olla ta tuligi jõulumane. See on väga huvitav, kuidas nagu inimeste aju töötab niimoodi, vaata. Küsime siis otsa ära, kas teil on mingid fetishid või? Keegi ei julge kunagi öelda. Mina ütlen ausalt, mul ei ole. Ma julgeks ka öelda vabalt, aga ma ei oska öelda midagi, mis oleks nii eriline. Mis läheb fetiši alla? Seal on niimoodi, et seal on ikka 2 kategooriat on neid fetisheid. On need, mis on nagu see red flag fetishid, mis on nagu halvad, teevad liiga siis... Alla mingi vägistamised ja mingid siuksed teemad. Mitte otseselt, aga pigem need fetishid, mis ei ole siis nagu consensual, et teine pool ei saa öelda, jaa, vaata, alla näiteks, kui sa loomasid fantaseerid. Jaa, aga kui sa teed liiga sellega kellelegi, siis see on ikkagi asi, mis sa pead... Oh my god, ma tuli sellega praegu meelde. Ma ei tea, see on liiga rets Räägi. Igastahes, mu sõbranna siis rääkis, et tema üks sõbranna, kes elab Inglismaal, siis tema sõbranna omakorda suhtleb mingisuguse mehega, kes on nagu temaks nagu sugar daddy. Põhimõtteliselt jah, see on nagu siuke relationship ka, et ei, see on liiga perse story. Me ei ütle siin podcastis sugar daddy, me ütleme nende kohta õde. See on veel reetsim, nii ma ei taha ka rääkida. Igastahes see on ka mingi loomadega seotud jutt ja see põhimõtteliselt sellel mehel on siis mingisugune fetiš, et see naine peaks mingi loomaga midagi tegema ja siis ta maksab talle nagu mingi 20 000. Aga siis ma mõtlesin, et nagu
sorry, aga see 20 000 jääb nagu see, saad aru, mitte ükski raha mitte kunagi ei maksaks sükast asja mulle kinni. Ei, no trauma jääb reaalselt elu sealt. Ja esiteks, fuck, see on loom. Bakterid nagu. Ei, mis bakterid, aga see on loom. Ei, no aga seal ongi tegelikult see, et kui sul on ikkagi sellised asjad, siis see vajab nagu abi. Sa pead minema nagu ikkagi psühhoteraapiasse või kuskile, sest need on asjad, mis vajab nagu rabi. Ja kõige haigem, et see mees ei lõpeta selle naise spämmamist, iga natukese aja tagant apib seda summat. Nüüd nad on jõudnud juba 150 000 ja see tšikk on ikka nagu türa, palun jäta mind rahule. Ütlen 0 otsa ja siis ta ei, lõpeta sina teeks. Peppi, jumal, kui rõve. Ma ei saa, mida peab tegema. Peppi polli looma ees. No see ei ole füüsiliselt võimalik. Kallikene kõik on võimalik, usu mind nagu. Peppi, sa teed sükast asja. See ei ole eluses võimalik. Peppi, kas saaks nõus tegema mingit rõvedusi või? Ei, nagu selles mõttes, et... Pane 0 otsa, tundub, et oled. Ei no, aga elu sees nagu keegi pakub... Sa ei saa loomaga teha. Sa isegi ei mõtle selle peale, loom ei saa sulle öelda jah või ei. Jaa, ei, aga see on... Ei, ma ei taha sest rääkida nii rõve. Aga no seal ongi, aga siis on see teine fun pool, mis on nagu tore, mida inimesed võivad nagu teha ja siis neid fetishid on nii palju nagu ebareaalselt. Nagu ma ei tea, kas mingid vormiriided on ka fetish või? Muidugi, nagu... Jalad on fetish, on ju, jalafetish. Jalafetish. Sellest ma ei saa jalast. Ma väga tahaks, et mu mehel oleks jalafetish, nagu siis oleks see, et ta kohe mingi masseeriks ja mingi sili. No, jalafetish on podofiilia on selle nimi. On või? Isse mäletate, kui Fonotegi ees minu ja Janeli jalgu masseeriti kunagi suvel? Paljad varbad. Appi, kes see tegi seda? Ma ei taha öelda nime. Ma ütlen nime, aga panen piipsu. Golfivend. Mine perse! Ja ta surus niimoodi näpud korjuma varraste vahele ja ta aega krõksutas. Ei, see oli nii haige. See oli jälle mingi ülihaige pidu. Ma mõtlen seda, et nagu minu töötajad, minu alluvad koristasid klaasi ja asju, me istume terrassi peal ja su ülemuse varbaid lihtsalt muditakse. Paljaid varbaid. Ja nüüd iga kord, kui me Janeliga seda venda näeme, siis me küsime täna jalamašaasi ei saa, siis ta on mingi ei. Aga see jalafetish tegelikult tuleb, kõik, mis me siin räägime, fetishe kohta on ülitähtis aru saada, et me ei ole mingit pidi koolitatud. Et seda tegelikult rääkida, et kõik ei pea tõeks võtma, vaata. Sest see on ikkagi nagu intens asi, nagu kui inimesel on mingid fetishid, mis on halvad, siis pead ravi saama. Okay. Aga jalafetish tuleb vist ma olen aru saan, et see tuleb sellest, et kui lapsena on olnud mingi vanemaga mingi roll, kus ei ole siis saanud oma seda vanemlikku armastust hästi palju. Ja siis hakkad jalad meelde. Jaa. Okay. Ja see tuleb isegi niimoodi, et kui sa isalt ei ole midagi saanud, mingit abi pole. Mingi hea suhe olla vanemaga. Mul pole isaga olnud, aga mulle küll jalad ei meeldi. No jaa, aga väga palju räägib. Ma arvan, et see on pigem niimoodi, nagu väikeste lastega ikka nagu, kuna nad on nagu selili, siis nad liputavad oma neid jalgu, et siis võib-olla just see, et sulle pannakse liiga palju tähelepanu jalgadele, siis sa mõtled, et nagu jalad on nagu nii tähtsad. Enamasti tuleb see ikkagi kõik fetishid, enamasti suur osa mingitugustest fetishidest saab lapsepõlast alguse, et mingi asi on toimunud, juhtunud, mida iganes, see pea halb asi olema. Aga jalafetish on ikkagi tulnud vist võib-olla sellest, et mingi vanemate teema on. Aga need fetishid on, ma just vaatasin mingit podcasti, kus üks naine rääkis, kellel on nõelte fetish, vaata. Nõelte? Nõelad, nagu talle endale ei meeldi, kui talle midagi tehakse, aga talle endale meeldib teistel teha ja siis ta rääkis sellest kogemusest, kus ta siis mingi naisterahvaga sai kokku ja siis ta õmbles tal nagu leibi ja vahiin, mokad. Ja tõmbes kokku need tal, nagu dekoratiivõmblemine on selle nimi. Oh my god, jaa, ma olen kuulnud sellest. Ja siis ta veel õmbles sinna nagu selle niitide vahele kant talle. Ja õmbles tal kokku need, vaata. Tikkis mitu kokku. Ja inimestele nagu, see on ka, kui see on nagu consensual ja mõlemad ütlevad jaa, siis nii kaua, kui keegi ära ei sure ja see on turvaline ja see do what you want, selles mõttes on savi, vaata inimesed söövad sitta ka ja neile meeldib. Aga kas seal on nagu alati see mingi seksuaalne ala? Ei tule vist alati, sest et osad ju teevad neid lihtsalt nagu ühekordseid neid auke endal ka. Kunagi ma töötasin ühes klubis, see oli hästi ammu artistina. Literaali paljapersega olin mingi kostüümidega. Ja ma olin päeval, olin Saara meeste osakonna koordinaator ülikonnaga ja öösiti olin ööklubis paljapersega üleni verine. Aga seal tehti ka üks pidu oli, need olid sellised teemapeod, mingi Circus de Soil teemalised peod. Ja seal oli ka see, et pandi vaata mingid konksud läbi seljast ja siis inimesed lae alla. Ja siis mul oli ka üks kord oli siuke outfits, kus ma olin üleni verine, mul oli nagu nahast põll ja perse oli nagu paljast tagantpoolt. Vaata. Ei, mul olid need jockstrapid just. Jaa, jockstrapid olid. Ja siis ma istusin nagu lava peal, siis mul pandi käest nagu need
mida sa räägid? Süstad läbi ja siis lasti nagu mingit helendavat vedelikku sealt nagu Karl, sa teed nalja mulle. Miks sa pole rääkinud sellest kunagi? Ma ei tea, see ma tahan unustada selle mineviku. Ei, aga ma ei saa aru, miks sa sellega nõus oled. Kas see valus ei olnud või? Ei, see võetakse mingi nahast. Minu enda ema riputas inimesi ju... No sinu ema jaa. Nagu köiega tõmmati niimoodi, et konksud pandi seljast läbi ja köiega tõmmati rippama, siis kiigutati. Aga kas see nagu ei... Oh my god. See ei ole nagu see ei ole su küljes ju see konks. On! Ei, Kalja, konks tõmmatakse seljanahast läbi konkreetselt. Aga kuidas see kärrib sind? Kuidas see ära ei ole? Seal arvutatakse kaalu järgi palju konkse sul olema peab. Üldiselt mingi 2-3 konksu vist. Ja need konksud on ju niimoodi tehtud, et nad on laseriga hästi teravaks tehtud. Oh my god, mul on nii paha. Need on kirurgilised. Aga ma olen näinud videosid ka, kus nagu inimene riputatakse konksudega üles ja nagu nahk annab järgi, vaata, kukud alla. Aga seal on see... Pilti on või? Tahan näha. Seal on see, et see konksu panemine isegi ei ole valus, vaid õhu välja laskmine pärast on valus, et kui sul sinna naha all õhk läheb, vaata, see ju pidi valus olema, aga see rippumine ise tekitab inimestel tunnet, et nad nagu hõljuksid, et nad ei tunne midagi, vaata, et see... Aga ma arvan, et see saadräkas, sellepärast sa ei tunne. Ja muidugi, aga no, kui ma olin mingi 13, kui ma käisin vaatamas, kui emme inimese riputab, ma olin mingi tšau. Mine pekke. No sa sündisid ka stripikas, nii et sul on väga värvikas lapsepõlv. Põhimõtteliselt. Mis mõttes? Ei, issi oli kurat stripiklubis töötad. Ja siis võttis sinu kaasa sinna. Ma käisin kokku aeg seal. Turvameheks. Ei, ma käisin pähkleid söömas seal. Ja midagi pole muutunud. Ja seal see pähkli fetiš tuli. Lapsepõlvest. Ei, reaalselt ongi jah. Nii armastan pähkleid. Okay. Aga fetišid, ma ei tea, nii palju huvitavad asju on veel. Inimestele meeldivad näiteks mingisugused putukad, vaata. No see ei ole, need on veel mingi superpopulaarsed asjad ja siis ma tean, et inimestele meeldivad näiteks need, kui mingi materjal, mis on nagu krõbiseb või siuke nagu liivapaber või näiteks roostetav metall. Nagu sellised asjad on, mis inimestele nagu fetišiks on saanud. Turn on siis nende jaoks või? Mis asja? Turn on. Nagu turn on, nagu see sexual ikkagi peab mingit pidi siin nagu käima tõmbama, vaata. Aga on ka neid nagu perses asju, nagu ma ei tea... Issam, vaatasin mingisugused... Need, kes neid tulnuka dildosid istuvad, mune topivad enda sisse. Seal on siis see fetiš, et inimesed tahavad, et tulnukad siis nagu et rasestaksid neid ja siis poodides müüakse mingisugused suuri mingid tulnuka neid, mingi kombitsaid, kuhu sisse saad panna munad. Nagu need tehakse niimoodi, et munad pannakse sügav külma ja siis seal on mingi special, mingi libästi ja siis sa paned munad sinna dildo sisse ja siis see nagu see naine siis paneb selle dildo endale sisse ja siis nii-öelda laseb need munad enda sisse, vaata. Ja siis ta nii-öelda nagu sünnitab. Ja siis ta nagu pregnant by aliens või ala mingi see võib olla... Pipil on süuke nägu peas, et tema läheb... See võib olla ma mõtlen, et mis edasi saab, siis see muna jääb sinna sisse või? See muna jääb sinna sisse ja siis hakkab munema. See võib olla ka näiteks mingi werewolf ja mingi tulnukas. Erinevad on neid ja need nagu päriselt... Mina tahaks teha niimoodi, et ma oleks mallukakana. Ja siis muned kodus lihtsalt. See on minu fetiš. Reaalselt lõpeta. Ma mõtlen, mis huvitavad fetišid. No vaakumite fetiš on päris haige, vaata. Et inimene pannakse nagu kuskile vaakumisse niimoodi, et ainult suust läheb toru näiteks. Ja siis ta ongi seal vaakumi sees, nagu ta on normilt sinna vaakumisse tõmmatud, vaata. Ja kui ala laua peale pannakse sind siis mingi suur kile peale ja siis tõmmatakse nii vaakumisse, et saad täiesti nagu kinni. Ja siis ainult nagu suust läheb toru, et saaks hingata. Minul oleks nagu full on klastrofoobia maha. Sureks maha, ma lihtsalt... Aga siuksed nagu easy fetishid on ka näiteks mingid, et inimestele meeldib näiteks, kuna avalikus kohas, no see ei ole tegelikult hea asi. Ma ei mõtle, et ma tean, et mõndadele meeldib, kuna avalikus kohas katsuvad või puudutavad võõraid inimesi. See ei tähenda otseselt seda, et see peab, kui see talt olema, vaid see juba läheb pihta inimestele. Või siis on näiteks see, et inimestele meeldib mingi cuckolding on selle nimi vist, kus siis näiteks kui sa vaatad kedagi teist, on mees ja naine siis ja siis näiteks mees teine võrras mees on see kolmas pool seal, tema siis seksib see naisega, siis see abigaas nii-öelda ala vaatab pealt, vaata. Ja mingid sellised, need on siuksed isikad ja... Need on tõesti lihtsalt. Aga see on fun ja nagu inimestele meeldib ja tore on, siis do what you want. Aga sellest on lihtsalt raske aru saada, kui endal ei ole mingit huvi selle vastu, vaata. No samamoodi nagu jalgadega. Nagu ma võin vaadata inimeste varbapilte, see ei tekita minnes mitte ühtegi emotsiooni. Aga see on kõige naljaga, ma mõtlen, et ma tahaks teada, mis see emotsioon nagu, või kui kiiresti see tekib. Või kas sa pead nagu endal mingi mälupiltis nagu ette hakkama kujutama mingid jalgu või nagu. Tegelikult ma põhimõtteliselt arvan, et iga asi, mis natukene ise keerutab, ma ei tea, näed mingi, ma ei tea. See on nagu võib-olla sama, et kui me näeme mingit, ma ei tea, ilusat inimest või mingi, ma ei tea, võib-olla on sama või? Lihtsalt on nagu vau, nii seksikas. Ma ei tea, kas see fetiš, fetishiga sa pead ikkagi otseselt, sulle peab mingi asi meeldima sealt, kas siis nagu mingi
ma ei tea, ma tunnen, et sulle peab midagi meeldima, kas mingi riidesa näiteks, inimesed ju on abielnud kuradi Eiffeli torniga ja. Mida? Sest neile meeldib lihtsalt nagu see on, ma ei tea. Metall. Hot nende jaoks on nagu see ese, vaata, ma ei tea, mingid vennad nussivad auto summuteid, vaata. Aga saad aru, mul lookid on siuke tunne, et see nagu maailma lõpp peaks tulema, et kõik nagu normi tõmbaks. Aga ma arvan, et see on kogu aeg niimoodi olnud. Muidugi, kogu aeg. Aga kunagi ei olnud autos ju. No jaa, aga enne seda siis olid hobusekaarikud. Ja siis oli mingi muu asi. Mitte hobus. Mis nende hobustega on, nagu see on nii perses. Ma ei taha. See on nii rets nagu. Aga kõige hullem on ikka see, kui mingid sitta söövad. Mine perse. Ja see on mingi Dubai-meeste teema, ma saan aru. No see on see mingi pool, kus naised lähevad Dubaisse ja siis neid mingi mehed situvad neile peale ja siis nad saavad 20 tonni selle eest. Ja võib uue pörkeni selle eest. Ei, see on nii rets. See on rää. Aga samas... Nagu kui desperate sa oled. Ei, aga sellega on öeldud ka seda, vaata, ma nägin ka mingid podcastis ühed tüübid rääkisid, et mis see summa oleks, vaata, ala, et mis see summa oleks, et sa oled Pepi pikali ja mees situb sulle rinna peale. Rinna peale? Nagu situb sulle rinna peale lihtsalt. 5 eurot! Aga siis oli kohe see, et väga head küsimused tuli kohe vastu, vaata, kas ma teaksin seda inimest, kes teeb seda, vaata, kas ma peaksin hiljem selle inimesega suhtlema veel, kas ta oleks näoga minu poole või mitte, vaata mingid siuksed asjad. Ma ei tahaks ta Pepo Auku küll näha, kuidas see junn sealt välja pressib. Appi ma ise suudaks, see hais oleks nii tappav lihtsalt. Ma tahtsin öelda nagu, et see hais on nii rää. Lihtsalt, ma ei tea. Aga samas on mingi golden showerite teema ka, vaata, et inimesed veeldugu neile peale. Kas see teie peale kunagi kustutud? Pepi peale on! Pasamusi mul! Me ei shame'i, aga me ei shame'igi, ei tohigi shame'ida, see on väga fun ja tead, pesad puhtaks ära, sita haisu külge jää ja sobi. Ma arvan, et see kusemine on kõige väiksem. Aga see kusemisega on vist see ka, et siis põhikusi tehakse ära ja siis jääb see alkokusi, vaata, et sul mingi läbipaistev kusi, et ei lõhne ega maitse mitte kuidagi, vaata. Aga duši all on vist okei, muidu voodis. Ja kas see on jälle see, et ma ei saa sellest aru saada, sest et mul endal ei ole mitte mingit huvi selle vastu. Ma ei tea, mul ka ei ole. Tule inimeste nagu aju lihtsalt piirideta nagu. Ja, aga vaata enne Janel ütles, et maailma lõpeb tulemas ära kaoks, aga ma ütleks, et nagu see ei saa ära kaduda, sest et kui need kõik tulevad lapsepõlves, siis nagu kõik inimesed kasvatatakse erinevalt ikka. Aga mina ütleks, et ma loodan, et see ära, ma loodan, et see läheb isegi nagu selle mõttes mitte hullemaks, vaid rohkem openimaks, et inimesed ei hoia enda, no TikTokis see jala fetish teema on nii rets nagu. Nagu normaliseeritakse lihtsalt need asjad ära. Jaa, sest tegelikult on see, et kui sa lõpuks, ma ei tea, ma ise arvan, et kui sul on see, et sul on ala mingi jala fetish ja sa ei julge seda tunnistada, siis sa lõpuks viib isegi sinna, kui sa, ma ei tea, mingi oled nii kiimas lihtsalt enda jalgade peal, et lõikad kellegi jala otsast ära ja ei suuda vastu panna enam. Aga hoiad nii kaua kinni seda enda sees. Mis sarja me just kõik vaatasime? Mine perse, see. See oli Netflixi sarja. Jaa, mis see oli? Oota, mis see ei olnud Eed? Eed Kiil või keegi see? Ja igastas, ma ei tea, sa vaatasid ka või? Ei, mina ei. Ei, see tema fetish oli siis laibad ikkagi. Ja, aga tal oli vist see ema. See on ekstreemne. Tal oli ema. Ema mingi mother issues oli. Mother issues oli. See sama nagu kätte, kui see kontoris oli ju. Vaat see sünnipäeva mõrvar tappis lihtsalt kõik ilusad naised ära, kes olid tema ema moodi. Aga see ei ole üldse see sama. Aga tema tappis ema ära, aga ta lõpuks hakkas nussima ema laibaga, vaata. Aga see ei olnud ta ema. See oli mingi suvaline naine. Suva naine, jah. Aga tal oli vist see teema lõpuks, et teda häiris, et see keha oli külm ja siis ta pani veel seda sooja vanni, vaata. Jaa, aga kõige haigem oli see ja siis ta tagas oma girlfriendiga magama, siis ütles talle, ei, sa oled liiga soe. Ja, mine perse, Appis oli nii haige, nii hirmus ka. Ja oli nii harjunud selle külma kehaga, siis tema jaoks see soe oli juba nagu... Ja talle vist meeldis see ka, et ta ju võttis inimeste nahka ja tegi mööbliesemed. Kas see ei olnud tõesti sündinud loo põhjal? Jaa, see oli tõesti. See ongi vaata nii haige, et kui ma kuulen siukseid lugusid või näen siukseid filme, siis ma alati mõtlen, et mingid, oh my god, okei, see film või oh my god, need asjad juhtuvad ainult Ameerikas. See juhtub meie ümber ka. Ta vist oli veel see, et ta vist võttis kellegi naha maha ja tegi sellest tooli, vaata. Ja tooli ja lambi ja... Ja seal oli nibu oli seal tooli peal veel. Aga selle ta vist sai kuskilt inspirationit kuskilt mingist ajakirjast, mingi natsi. Koomiksist, natsi koomiksist. Aga kõige haigem see, et selle vennal oli tegelikult skisofreenia. Nagu tal olid nagu mingi hääled peas ja see nagu veits võimendas. Fucking ilmselgelt nagu. Ilmselgelt, nagu see täiesti loko ju. Aga tegelikult nagu mul isegi selle nagu sarja lõpus oli veits kahju temast. Sitaks kahju oli, jah. Ja, sest kui sa vaatad... Sul on Stockholmi sündroom täielik. Stennul on täiega Stockholmi sündroom. Vaat Stennil on ka mingi sündroom kiljas, vaat see on see Stockholm. Ma ei tea, sulle meeldib kiilakad mehed, that's about it. Nagu ma ei tea, ja mingid täiesti viltusnägudega inimesed, ma ei tea, ma olen nii šokeeritud. Jaa, sest ma hoolin nendest, kes üksinda jäetakse.
ja mina olengi siin maailmas nende jaoks, et hoolitseda nende. Aga ma arvan, et see on ka sul mingi issue. Jaa, ma arvan, et nii hakkame rääkima nüüd sinust. Nagu su isa töötab kiirabis on ju, ta aitab kogu aeg nagu inimesi. Aga kas Teinul on full on see, et mida sitamini sa temaga käitud, seda rohkem talle nagu hakkab meeldima see inimene. Aga ma arvan, et see on mingi aitaja sündroom, vaata on ka olemas, et inimesed, need, kes tahavad, on liiga aitajad. Sa oled võib-olla sul... See oli nagu see naaber, kes meil oli, kes Noaga, või see, kes seisis meil ukse taga pimedas koridoris. Ja see oli kahju. Ja mul oli nii kahju taas, ma olin mingi, oh my god, tšau. I kind of get it, et miks sul on kahju nagu, see on nagu... Enne seda rääkis jutte ka, kuidas ta oli just saanud kuskilt vaimahaiglast välja, vaata. Ja aga sa pead ikkagi suutma säilitada kaine mõistuse selles olukorras. Nagu sul ei saa olla kahju inimest, kes teeb... No ikka väga kahju oli. Tegelikult oli ikka väga kahju nagu. No jah, ma ei tea. No ma saan aru sellest osast, et kahju, et see inimene on haige, see on ju haigus reaalselt tal, et tahaks nagu selles mõttes aidata teda, aga sa ei saa teda. Ja sellest mul polnud kahju. Aga see ei saa, nagu see ei õigust seda tegust. Ma armusin ära vist isegi. No sul on, vaata, sul on ka, ma ei tea, mis fetiš on siis, kuhu alla sina kategoriseerud. Masohist on lihtsalt. Mis asi on masohist? No, naudid enesepiinamist, jah. Päriselt või? On siuke asja olemas või? Enesepiinamine. Kas on need, kellele meeldib see piitsutamine lateks või? 50 Shades of Grey. No masohist on ikkagi nagu halva tähendusega. See on ikkagi nagu, see on põhimõtteliselt nagu enesepõletaja või nagu kuidagi nagu nii. Aga nagu, no BDSM, see on jah see, kui sa piitsutad ennast. Tead, mina olen väga open kõike proovima, mul nii puhku. Lihtsalt, võibolla ma ei teagi keegi, mis meil on ja mis meeldib, vaata. Aga samas... Mina tean, et alles hiljuti proovisid saapapaelu. Ma rohkem ei ütle midagi lihtsalt, mida ta nendega tegi või... See ei olnud, see oli jälle selle päevast, et mul oli inimesed kahju. Mine persi, mu ema kuulab seda. Ma ei ütle siin meelega, et ma ei ütle, mida sa nendega tegid või kellele või kus. Oh my god, pärast arvatakse, et panin mingi kuradi kaela ümber. Okei, ma pean siin jälle mingid vihked, kuhu ma selle panin, see ei pannud ma kuskile, ma ei tea midagi. Aga... aga mul on vist isegi, ma ei tea, et mul oleks mingid fetišed, aga vist mul on see vibe, et kuna ma olen lihtsalt nii people's pleaser, aga keegi ütleb mulle midagi, ma olen see, et jah, puhku teeme, vaata. Ta on see, mida kuule tahaksin mingi 5 kuradi liitri küünlavahaga üle ka, et okei, puhku teeme, proovime. Isegi kui mulle meeldib. Sul on huvi lihtsalt, siis okei, proovime või? Ja, vabalt, ma võin vabalt proovida. Jah, ma arvan ka, et vaata asjas, esiteks sa ei tea oma fetišeid enne, kui sa nagu proovid neid on ja... Ehk siis keegi peab sittuma mulle. Ei no päris sitta ma ei taha, nagu see on ikka, see on reo. Ma arvan ikkagi, et sul endal tekib nagu huvi, aga lõpuks see, et kas see tõmbab sind samamoodi käima nagu seda teist osapoolt, siis see on nagu... Samas, kui ma oleks kellegiga koos, kellel on mingi fetiš, tead, siis ma lihtsalt pigistaks silma kinni, et oleks vastu ja teeks ära, mis vaja on. Kui see on sinu peale sittumine. Ja kui sittuma ära mul hakka peale, see on cancel koha, vaata. See on potis ja kõik. Aga kusemist ka ei tahaks, sest nagu mul on nagu vaja puhtustest. Ma olen 100% et su peale on kustud. Ma olen ka... Ma ütle mida? Ma ei mäleta. Ei, ma tegelikult ei tea. Aga no kui sa nii kaua, kui sa puhas on, siis ma olen fine. Kussi või? Ei, kusemist ka ei taha vist. Peab juba kettkurku. Ei, ma ei tea, mul on, ma ei tea. Aga see on nii põnev maailm üldse, ma nagu soovitan täiega uurida selle kohta, ma ei tea, see on nii haige lihtsalt, mida fucking inimese haju välja mõtlema. Jaa, nüüd on ju see Airbnb-ga see, kas ta nägid? Jaa, nii igav tundub see, mida vitu sa paned see nägi välja, paned ühe sekskiigu, paned ühe nulli rendile otsa, siis saad 9. Jaa, ma nägin seda, jaa. Aga minu arust see näeb siuke kelder välja. Nii kelder, nii kohe. Aga samas ma saan vaata sellest vaibist aru, et ma võin ju koju ka endale selle kiigu osta ja teha kodus ka neid asju, aga võib-olla see ongi see, et sa lähed Airbnb-sse, sa lähed teise kohta, sa rendid selle, iga asi, vaata, mõne jaoks on juba see fetis, et ma pean maksma selle asja eest, vaata. Mu sõbranna just. Jaa, mingi finance, mingi... Mis see oli? Eidile võib-olla lähed. Ei, aga praegu on ju kogu aeg, vaata, nagu isegi mulle on kirjutatud, aga need on mingid, ilmselgelt mingid kuradi botid olnud, vaata, on ju. Aga inimestel on ju mingi rahafetis, et nad tahavad lihtsalt ära anda. Jaa, my god, sa ei pea saatma midagi talle vastu, sa ei pea talle temaga tegema midagi seksuaalselt. Endel on lihtsalt fetis, et ma tahan sulle anda raha ja kulutada. See on mingi Pay Pig, on selle nimi. Ja need on mehed, kes põhimõtteliselt annavad sulle raha. Et sa pead kulutama seda. Ja sa pead kulutama seda, aga kõige on see, et sa ei tohi neile ise kirjutada, vaid nemad peavad sulle kirjutama ja sa ei tohi neile otseselt vastata. Sa ei tohi nendega nagu väga rääkida, see on mingi räige ting. Ma reaalselt Twitteris otsisin seda, sest mul tuli TikTokist tuli kuskil ette, et neile nagu makstakse. Ja siis muidugi hakkas mulle mingid botid kirjutamast, et kohe, kui sa vist searchid või ma ei tea, kuidas see nagu töötab. No ja kohe ilmselt mingid skämmerid on kohe nagu seotud sellega. Issand jumal, kui ma siukse venna leiaks. Oh my god, anna märku. Mul on küsitud hästi palju, et ma alukaid müüksin päris mitu korda, aga ma ei tea. Mina olen ükskord
Okei, ma räägin ära, viimane episood peab natuke juice'i ka olema. Minult küsiti ka ükskord alukaid nagu osta. Müü osta vaheta. Aga see oli, mul oli, esiteks see soov oli error mu jaoks, aga kuna ma olin suhelnud selle inimesega juba tükk aega. See oli nagu keegi edasi tund? Nagu see ei olnud mingi nagu, ma ei olnud näinud teda kunagi, see ei olnud nagu me mingi ei sebinud otseselt ega midagi. Ja siis saatsin talle trussikud, jah. Aga ma ei olnud nõus sellega, et ta raha selle eest kannab mulle. Issand jumal. Raha Vende tasuta. Sa ei saa, mees, sa ei saa juusi trussikuid. Mul on ka see Stockholmi sündroom. Samamoodi elatigi koos. Nagu see oli veits huvitav minu jaoks, vaata, et nagu teda tõmbas see asi käima, vaata. Ja, aga miks sa raha ei võtnud? Ma ei tea, et see tundus kohe nagu... Ei, aga see trussaritest ilma, pead uue alles. Mul on väga palju trussareid. Ma oleks nagu nii nõus andma iga need ei olnud mu kantud trussikud esiteks, või ma olin need kunagi kandnud, aga need olid puhtad ikkagi. Ma ei tea, et see oli, ei, sest et see oli mu aju jaoks juba nii eraldi. Sa pidanud Normi litaka peeru sisse ära panema ja kuradi müüki ära ostas. Ei, aga saad aru, ma ütlen, et siis kui me pärast edasi suhtlesime, siis ta ju nii-öelda kandis nagu minu aluspesu, vaata. Nagu kandmise, mitte nuusutamine. Et ma sain nagu veits aru, miks see võib-olla oli nagu attracted sinust, siis ta tassi sinu aluspesa. Et see oligi nagu, ma ei ütle kindlasti, et see minu fetis oleks, ma ise ei ostaks kellega aluspesa, see ei ole nagu nii huvitav asi minu jaoks. Aga ma sain nagu aru, kus see mõte tuleb ja miks see nagu inimestel tekib. No inimesed, mulle pakkus see vend mingi 100 €, aga tal oli vaja, et ma tema ees need ära annaks talle. Ma ei mine perse reaalselt. Anna adressi ja võin sulle ära saata. Kus sa võtad siin keskväljakul püksid maha? Mul üks sõber ka müüs niimoodi 2 soti eest. Ta niimoodi, et need pidid olema higised, nagu et sa käid trennis käima. Siis ta käis trennis ära ja pani pakki ja siis saatis ja sai... Mingid naised müüvad oma peeru ka purkides ja vannivett müüakse, et käid vannis ära, paned vannivett purkidesse ja müüd seda. No vannivesi veel, aga peer on meil. Ei mõtle, sa oled kodus, pustutad purki ja paned selle posti. Palun tellimused teile, Pepi on nõus oma trussikuid müüma. Ja Pessi Ekspress läheb kinni, uus firma läheb püsti meil. Ma ei tea, nagu naistel on nii palju stringe, nagu kui ma ei tea, jah, kuidagi... Ei, ma ei tea, see on... Ma tean kunagi mingi YouTuber, mis ka oma vannivett, see mingi räägi teema. Isse me oleme rääkinud, oma sõbraga rääkisime sellest mingi... Me teeme alati nalja mingi kasutatud kondoomidele. Ma ei tea, kus meil need naljad tulevad, aga vahepeal... Mis on nalja? Ma ei tea, kus ka naljad tulevad. Ei, ma ei tea. No me räägime omavahel nii. Meil on oma chat nimega Minetibrigaad. Ja siis... Naljakas on jah, me oleme rääginud, kuidas tahan mujuda hästi paljude kasutatud, no tegelikult ei taha. Ära palun ütle, et me oleme rääkinud, siis mina ei ole. Kas te nagu kõik koos lähete siin ujuma või? Tegelikult ei taha. Aga jah, huvitav, nii haige, mis asjad inimestel meeldivad. Kas keegi üldse tänapäeval kasutab kondoomi või? Jaa. Ikka. Tõbled. Ma ei tea, pole jõudnud sinna nii veel. Reaalselt. No, saapapaelad. Saad aru, et kondoomiga on küll tegelikult see, et nagu kui sa oled esmaspäeva õhtul kuskil ja kaine peaga mõtled selle peale, sa tead, et kondoom on vajalik ja see on normaalne, sest ta peab kasutama. Aga kui läheb selleks actioniks, ma saan nagu väga hästi aru, miks inimesed on see, okei, pohhoi, vaata. See on nagu mingi extra step, vaata. Sa pead nagu korra maha võtma ja siis nagu... Lihtsalt inimestele meeldib kondoomide sisse kusada, see on ka mingi fetiš. Kused selle palliks ära ja siis mingi, ma ei tea. Mis teed sellega? Ma ei tea. Osad ju kusevad üksteise sisse ka, see on mingi... Tegelikult. Ja see on ka mingi teema, aga see on nagu väga haige infection ja... Ma olen näinud sihukest videot ükskord, kus naine pandi nagu selili jalad üle pea. Müslit pandi talle sisse. Perse nagu venitati auk laiali mingi... Nagu vaata, nagu naistele pannakse see atribuut sinna sisse, et tõmmatakse nagu... See käib perse. Ei, ma ütlen, et mingi taoline atribuut tõmmati nagu suuremaks auk, siis pandi kelloksid sisse ja piima peale, siis tüüp hakkas lusikaga sööma sealt sisse. Saate aru, et see ei ole nagu okei. Ei no jah, ma ei tea, who am I the judge. Äkki see oli AI üldse. Ei, Kalja, see oli see ajal, kui AI ei olnud veel. Aga saate aru. See oli 2 girls 1 cup ajal, vaata. Oh my god, kas sa oled näinud seda Pepi või? Ei. Okei, kas peaks näitama isegi või? Äkki näitame Pepile ja jätame tema reaktsiooni peale. Inimene, kes ei ole näinud 2 girls 1 cup'i. Ei, see on nii haige. Me ei saa sulle öelda. Näitame Pepile, siis ma tahan näha seda live reaktsiooni. Ja podcasti nimeks läheb 2 girls 1 cup. Ei, kui haige. Sellel on oma. See on nagu mingi porno.
aga see laul, mis seal taustaks käib, see jääb kummitama mind terve eluks. Oi, pasa, ma sain mingi viiruse vist. Ära muretse, kõik su pangakontolt on läinud juba ammu. Ei, see hakkas jälle mingi poppi mängida. Nii. Ma ei taha seda austada, seda mul süda pahaks. Ma ei taha ka vaadata, aga las peab. Millal sa aasta nägid? Mine perse reaalselt. Ma arvan, mingi 10 aastat tagasi nägin vastu. Ma arvan ka, et ma nägin, kui ma olin mingi 12. Nii, ja palun vaata sinna poole, et see reaktsioon jääks siis peale. Mina ei taha näha. Ma ei taha ka näha seda enam rohkem elus. Ma olen ühe korra näinud, mul sees piis. Nüüd ma olen copyright ka veel. Ära Sten, sina vaata, sa hakkad kettima iga asja peale. Oh my god, ma ei suuda vaata. Mitte mul. Miks seda vaatanud olete? Ei, kas sa saad aru, et see oli, kui me olime väiksed lapsed, nagu mingi väiksed lapsed, aga nagu mingi tiinekad, see liikus kõikides kampades, lihtsalt sellest räägid ja kõik vaatasid koolis näidates. Jaa, ja miks kõik seda oli kõik Kas sa oled näinud seda või? Kes ei ole? Oh my god. Ei olnud jälle näinud. Fuck, ma ei käinud YouTube'is, kui väike olin. No YouTube'is ei saa ka seda. Sul ka sait oli olemas nagu Swan Cup that... Ei, kas sa tead, et kunagi oli siuke viirus, mille sa said saata inimesele, et panid nagu nime nagu niimoodi, et a la nagu, et Janelle... Oota ei. Oli jaa. No näiteks panen sten.seider.homo.com vaata, on ju. Ja siis tuleb mingi kuradi tüüp, kelle mund siis keerutab helikopterit, teised tuleb mingi hey Sten Seider, you're a fucking homo. Mingi siuke leht, nagu iga nimega said teha seda. Siis keegi saatis mulle lingi MSN-i aegadel, vaata. Oh my god, MSN. Kodus oled, mingi kuradi perearvutis, vaata mingi elutoas, mingi bla bla. Saadab lingi mingi karl.klaus.homo.com, on ju. Ma olen mingi what the fuck is that, on ju. Teed lahti, munn hakkab keerama, mingi spinne laeb seal, mitu spinne tuleb mingi hey Karl Klaus, you're a fucking homo, on ju. Ja siis sa ei saa seda kinni ka panna minu arust. See läheb nagu full screen'i peale, siis nagu ainult arvutile restardi teha. Ilmselgelt kohe mingi nupust arvuti kinni, ma ka tunnustan ära selle. Ja siis ma mäletan, et mu ema nägi History's seda. Ja siis ta küsis mult, et mis asi see on. Siis ma ütlesin, et see mingi viirus, vaata. Aga siis ma ei olnud veel välja tulnud. Ei, mul peaks valutama sellest. Ma hakkas pea reaalselt valutama. Mul oli intens nagu olukord oli. Nii, türa sa vaatasin 20 sekki, see on nagu... Te olete vaadanud sellest edasi. Me olime kõik kunagi lapsed. Mingi video oli ka, kus mingi mees hobused perse. Ei, Sten aitas. Glass ass oli jah. Vend lihtsalt purgi perse. Jaa, seda ma olen ka näinud. Aga kas see mees ei surnud ära? Suri ära, jah. Suri, jah. Ta läks purk sees katke, jah. Jaa, aga sa ei saa neid kilda enam kätte, jah. Sa ei saa ilmselt, et sunnid haid seal. Nii rõve keegi taast episoodi kuulata. Okei, aga tagasi siis Jeesuse Kristuse sünni juurde, jah. Jõulud on kohe ukse taga. Okei, tänaseks kõik siis. Ei, me ei saa sellega lõpetada. Also, me jälle jätame selle peo promomise fucking seal lõppu. Täiesti perses. Jaa, sest et see on iga kord meil lõpus. Me oleme mingi, ma ei tea, mitmes episoodis me oleme üritanud sellest rääkida. Aga võib-olla ongi, kui see lõpp. Mis kuupäeval läheb episood üles? 19. november. Appi nii kaua. Paari päeva pärast on pidu. Messi Ekspressi viimane peatus. Koos Glammeriga. Alustasime koos. Lõpetame. Meie lõpetame, teie ei lõpeta, teil lähevad tuurid veel peale. Ja tegelikult see on nii haige, et noh, ongi aasta ju täis alles põhimõtteliselt. Ei, isegi rohkem, sest et suvel oli ju esimene. Augustis oli meil esimene. Augustis oli aasta. Ja nüüd mul juba jälle kassib ära, et kedagi ei tule ja vihma sajab. Ei, tuleb. See oli eelmine kord oli ka vihma sadas meil. Tule siuke vihm oli, siuke padukas uksest välja astuda ei saanud. Kohe märjaks nagu, ma ei tea. Ei, tore tuleb. Toredad ajad olid Messiga, toredad lood olid Messiga, väga kahju, et see ära lõpeb. Nalja sai... Aga ma ütlen, mul on veits tunne, et see ei lõppe ikkagi ära. Miks? Ma ei tea, nagu selles mõttes, et ma saan aru, et ei tee praegu ei salvesta enda podcast edasi. Mina suhtlen teiega ikka täpselt samamoodi edasi. Ja vaata, see ongi... Meie nagu asi läheb täpselt samamoodi edasi, lihtsalt seda ei filmita pealt enam. Kõige aegem see, et inimesed kogu aeg küsivad, kas te läksite tülli? Mul küsiti ka seda. Kogu aeg küsitakse, et kas te läksite... Kes see ütles mulle kohe, et mingi, et okei, spill the tea, nad ei pane niisama kinni seda. Ja kõik on nagu mingi, ei, te läksite tülli. See vend küsis ka mult muideks, et miks te ära lõpet läksite tülli? Ma mõtlesin, ei. Uuritakse kogu aeg. Ja kõik tahavad seda tea. Kõik tahavad seda põhjust, vaata miks. Ja siis kui meil on nagu mingi, tead, ei, me lihtsalt tunneme, et nagu nüüd on kõik. Kellegi null emotsiooni. Me võiksime mingi story välja mõelda, miks me
võiksime too ja siis hakkame seda müüma subscriberitele. nüüd tegite Two Girls One Cup ja siis kassis omavahel ära enam ei suuda üksteisele otsa vaadata ja peate lõpetama podcast itamise. aga jaa, 22. november tulge siis, kes vähegi saab, tulge. Meil tuleb väga lõbus õhtu. Minu teada tuleb isegi Messi Ekspressi alguse aegadest Ketriin. Tuleb. Koos peole pulti, möllame. Ma teen uued kleepsud ka, nii et saate kleepse ka. Super. Jaa, sest et siis on vähem midagi kõigil. Pakkaga uusi variante, mida teha. Ma juba täna pakkusin Karile võeti uue podcasti, või? Igav hakkab, jah. Me võime anda teile selle. Me võime anda teile selle. Selles mõttes, nagu meil on üli hea meel ja tegelikult on kõik üli hästi läinud. Arvestades seda, ma ei tea, mis meie suurimad hirmud nagu algus olid, keegi ei kuule, saab halvasti ja siis me ei saa episoode ja me peame rääkida blablabla. No tegelikult kõige õigem see, et nagu, kui sa mõtled seda nagu inimeste nagu, kui palju inimesi tegelikult kuulab ja mõeldes sellele, et tegelikult keegi ei tundnud ju meid. Nagu täiesti nobody'd. Ausalt öeldes ma ei tundnud Janellet ka, kui me tegema haksime. Ega meie ka ei tundnud teid. Jaa, me ei tundnud ka teid. Ehk siis Messi Ekspress tõi meid kokku kõik. Jaa, issand, kui tore! Nii äge selles mõttes. Siuksed parimad sõbrad siin laua taga. Ei, aga tegelikult on nagu, ma üks päev mõtlesin selle peale, et ma ka meid on viimane ja siis ma mõtlesin sellele, et mis mulle nagu andnud on. Mis see on sul andnud? Pepe räägi. Mis see podcast sul andnud on? Mitu uut õde sa saanud oled? See on ju kahjuks null. Aga ei, ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et nagu nii äge, et mul on nüüd nagu üks parimaid sõbrannasi nagu see, lihtsalt võib-olla see, et kui sa oled reaalselt, kui te tahate sõprust nagu proovile panna, siis hakake podcast tegema. Ja ma kujutan ette, et mingid ettevõtjad ütlevad seda sama asja, et pane sõprust proovile ja siis tehke mingi ettevõte. See oli põhimõtteliselt sama asi. Ja nagu praegu kõik probleemid tunduvad üliväiksed. Aga siis see, et ma olen nagu Janelle saanud endale. See on nii kuidagi stressful. Kellegi ei ole aega, keegi jääb hiljaks. See on nagu türa küll, et nagu tahaks ära teha selle. Nüüd on vähem see, et ma ei pea enam mõtlema pühapäevit, et türa reitsis pohmakas on persse, hakkam rääkima. Nii perses, mis pohmakatega ma olen seda messit teinud täitsa haige. Aga ma arvan ikkagi, et selles mõttes, et see kanal jääb ju teile alles. Et inimesed saavad tagantjärgi ikkagi kuulata neid episoode ja mine seda võib-olla tuleb tulevikus, teeme mingi comebacki. Ja võib-olla mingi aasta aja pärast oleks mega järgmine aasta Pärnusse. Ma olen kuulnud, et Pärnu episood pidagi naljakam olema. Ma mõtlesin, ma kuulan see oli ikka väga haige. See oli tõesti funny ja kõigil oli nii paha olla. Ma peaks ka äkki kuulama. See oli nii perses reaalselt. Isegi mina kuulasin seda üks päev uuesti, sest see on nagu tõesti naljakas vaadata, kuidas kõigil näost nagu nii ära. Sten on lihtsalt niimoodi. Vaatab ühte kohta, nagu ei liiguta ka. Mis on nii palju draamasid tuli sellest fucking podcastist, no mida fuck reaalselt? Üldse on tulnud nagu väga mingite episoodidega. Ja ka jälgijaid on ka tulnud ja see on mega fucking tore. Meil oli praegu ka näiteks Halloweeni Glammaril tulid mingid teie fännid meiega rääkima. Kitsid ütlesid, et nii naljakad episoodid on koos ja ütlesid, jaa, aga ainult teie episoodid, ei, kindlasti mitte, nad on ilmselgelt ju kuulevad teid ka teisi episoode. Lihtsalt tulid meiega rääkima sellest jälle. Ja see on nii naljakas tegelikult, et inimesed nagu tulevad, siis kui tunnen, nagu keegi ei kuule. Jah, mina ei julges kunagi minna niimoodi kellegi. Asi on selles, et sa ei näe ju, nagu me teeme selle asja praegu ära, aga ma ei näe, kui paljud kuulavad või kes nagu päriselt vaatavad. Ja siis ma mäletan ka ükskord, ma ei tea, kõnnid tänava peal vahest ja siis keegi tuleb sulle vastu, siis vaatab otsast mingi, sa see, kes teeb podcasti, siis mõtled, what the hell, nagu me ei tunne. Kui sa istusid trammis ja mingi tüdruk vaatas meie mingi jaa, samal ajal vaatas meie mingi Instagrami. Eile oli stutis ka ju, Kristiniga käisin väljas ja no täiesti perses, mis superstaar, noh. Kõik inimesed tegid temaga kogu aeg pilti, ma ei saanud nagu mitte kuskil temaga käia. Ja siis oli ka, et tehti Kristiniga pilti ja siis need, kes pilti tegid, oli mingi, et sa oled sealt Messi Ekspressist ja siis ma olin mingi, okei, ma olen nüüd ametlik liige Messi Ekspressis. Messi Ekspressi peab üle võtma. Jaa. Ma ei tea, mul kollast diivani peal kodus istuda. Peaks tegema mingi podcast ja tahaks rääkida lihtsalt nagu. Mulle veits meeldib see vibe, aga lihtsalt ma ei oska töötelda, mis tegeleda selle poole. Ei, see on räiga hunja reaalselt. See on kõige hullem osa ausalt öeldes. Aga samas see on ikkagi mõtle, kui lahe, see on mälestus terveks eluks teile. Ei, selles mõttes sa oled kunagi, ma ei tea, 49 aastane, sul on olemas need materjalid, sul on need videod olemas, sa saad järgi vaadata, kui noor ilus ma olin ja mida me rääkisime seal. Seda küll. Seda ei saa ja raisku lasta, et kui sa oled ilus ja noor, siis jumala eest näita ennast nii palju kui võimalik. See oli see põhjus ka, mis me tegema haksime. Kas peaks Kirsiks tordil, et naljakas oleks mingi kakajutuga otsa panema või? Mis kakajutu? Mis kakajut sul on? Jälle aga mitte. On sul mingi kakajut või? Issa ma sittus ennast peaaegu ju reedel täis ju laval.
reedel meil oli eraüritus Glammar ja mingi hetk, seal oli ka väga palav, aga Sten hakkas nagu niimoodi higistama, et ta nagu higi tilkus. Ja ma vaatasin, et mida ta teeb kogu aeg, tegi mingeid liigutusi, sest esiteks me olime sokkide väel seal DJ puldi taga, sest et mugav oli kuidagi. Ja siis muidu teeb mingeid liigutusi ja ma mingi what the fuck, ta mingi ei perses on Karl, perses on mingi what the fuck, mis toimub, on ju. Ta lõi lihtsalt kõhu nii lahti, et ta jooksis DJ puldist minema. Ma olin kohe, et okei, mine, et nagu ma mängin ise edasi, vaata. Ja ta jooksis, tal tuli mingid tuttavad vastu. Täiesti perse. Ja Sten oli lihtsalt, et ei, ja ta ei rääki nendega. Sander Õigus tuli mulle vastu, mingi töötajate vetsus, ta mingi tšauki, ma ei mingi, musi ma ei saa, sorry, tõmba nahku nagu, tõmba minema. Ja siis sa läksid. Jooksin vetsu ukse lahti, ma ei saanud tuld isegi põlema panna. Ma olin lihtsalt võtsin mütsi peast ära, lihtsalt olin see, oh my god, nagu, oh my god, kui hirmus see kõik oli, sest ma nagu, see oli veel niimoodi, et ma läksin garderoobi, aga see koht oli, see töötajad veits oli korrus allpool ja ma jõudnud isegi nagu sussi jalga panema, sokkis jooksin sealt, vaata. Siis mingid külalised, kes seal peol olid, tulid vastu, oh my god, nii lahe vaiba, ma ei saa. Ma mõtlen, nii lahe on, vaata. Nagu, ja siis ma ei saanud seda võtit alguses sinna. Kas sa jooksid terve aeg siis nagu see küürak? Ei, no mitte niimoodi. Ja mul oli alguses see, et ma ei saanud ju võtit. Ja siis ma läksin ju suitsuruumi, et ootasin see, et Kaisa tooks mulle selle töötajate vetsu võtma. Mul on ka võtti tegelikult. Ja ma ei saanud seda, siis ma tegin seal seda suitsu, ma ei lihtsalt kõikusin. Mul mida ma teen sul siis, oh my god, ma ei saa istuda ja mõelda ainult selle asja peale, ma pean mingi muu tegevusega tegelema. Ja siis ma istusin seal, siis tuled jälle mingi vend tuleb rääkima mingi laulmisest mulle, kuidas ta seal poistekoolis on. Ma olin mingi, oh my god, lihtsalt nagu nüüd on kõik nagu nüüd tuleb. Ja normilt, vaata. Aga siukses olukorras, vaata, ei ole sul enam nagu häbitunne kaob ära. Sa oled lihtsalt see pohha. Nagu ma higitilkus lihtsalt nii paanika oli. Proovid mingi hästi vaikselt teha mingeid asju, oled mingi see. Mingi häkki teha, vaata, et ma hakkasin roomama seal nagu vesirott lihtsalt, et see kinni hoida kuidagi, vaata. Aga istusin maha, kõik oli fine, tulin tagasi, tegin pitsi ja pidu läks edasi. Vähemalt jõudsid vetsu. Aga see on see, et ma arvan, et Sander sai isegi šokki, et mida vittu, vaata. Aga Stenul oli füüsiliselt nagu higimull otsas. See on kõige hullem. Oh my god, nii hirmus, see oli laval ka ja nagu ma ei saanud nagu otseselt ära minna sealt, vaata. Ma pidin ootama nagu õige hetk ka, vaata. Ja siis ma olin seal mõtle, kui sa oleks läikesed laulu ja siis oli juhtnud kaasa haarat. Kükitasin seal nagu kuradi DJ pullid, aga mõtle, kui ma oleks laulda saanud siia juhtunud veel. Oh my god, nagu... Aga kõhuvalu on kõige hullem valu üldse. Pigem valu... Ei, pigem häbi õhus, kui valu kõhus. Jah. Ja just. Vend puuksutab seal. Õudne. Sinuga juhtub asja. Sul see kõhuteemad on ju kuidagi rasked. See on taga tõesti, kõik jäävad kindlasti taga igatsema sinu neid kõhu lahtisust. No Sten räägib neid vahepeal enda Instastories ka neid jälgige lihtsalt seda. Ja Steni ja Karli võite mõlemad jälgida. Ma arvan, et me peab lihtsalt ära tegema seda podcasti asja. Midagi on vaja vaadata, jah. Midagi tee. Ja siis me kutsume teid külalisteks. Kutsuge. Ja me hakkame sama tihti teid kutsuma. Midagi muuta. Ehk siis tegelikult mitte midagi muuta. Okei, see oleks variant isegi, jah. Jah, see oleks naljakas. Te lihtsalt ei vitsi ise töödelda. See töödlemise asi isegi ei ole kõige hullem. Ma kujutan ette. Nii perses. Ma ei saa pildi töötlemisega hakkama, nagu. Ma videot ka veel tegema, what the fuck, noh. Ei, see on jah. Aga lõpuks on ikkagi kõik väärt seda, nii et... Ja, nüüd on vähem tehtud. Tehtud. Ja me ütleme viimast korda... Ja, sayonara. Sayonara, jah. Ei, tegelikult me ütleme seal peol näeme. Ütleme viimast korda. Seal ütleme viimast korda. Nii et tulge kindlasti peole, kui tahate. Võtke see alfaga pakid kaasa tüdrukutele. Ja Ketriin toob ka, nii et... Saate fännipilte mänga teha. Me oleme nii kuulsad nüüd. Davai ka. Tšau. Tšau. I'ma kick back when you fake